Ja, suur tänu. Nagu juba tutvustuses öeldud, asume menetlema esimesel lugemisel Eesti lipu seaduse täiendamise seaduse eelnõud. Ja eelnõu on iseenesest lühike, lihtne, kõigile arusaadav, aga sümboolselt väga oluline, puudutades otseselt küsimus sellest, kui oluliseks me peame omaenda riigi ja selle iseseisvuse sümboleid ja millisel viisil me oleme valmis seda oma veendumust, et need sümbolid on olulised, ka väliselt näitama. Nüüd eelnõu lähtub eesmärgist rõhutada Eesti lipu kui Eesti Vabariigi iseseisvuse, suveräänsuse ja ühtsuse sümboli eristaatust ja erilist väärikust. Seda ühelt poolt ning teiselt poolt vältida avaliku sektori hoonete muutmist päevapoliitiliste ja ideoloogiliste sõnumite võimendamise instrumendiks. Ja kui me nüüd vaatame, mil viisil seda eelnõuga ette pandud ettepanekuga soovitakse teha või me sooviksime teha, siis me näeme seda, et Eesti lipu seadus täiendataks 2 lõikega, täpsemalt paragrahvi 10 täiendataks lõigetega 7 ja 8, mis reguleerivad Eesti lipu kasutamist koos muude lippude ja ideoloogilist sõnumit kandvate lippudega riigi ja ülejäänud avaliku sektori hoonetel, sealhulgas riigiasutuste, valitsusasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, kohalike omavalitsuste, riigi ja kohalike omavalitsuste hallatavate haridusasutuste ja ka Eesti Vabariigi diplomaatiliste välisesinduste hoonetel. Ja kuna eelnõu ei ole pikk, siis ma annan teile ka kiiresti ülevaate, mida sätestaks üks paragrahv ja mida teine. Alustame, mitte paragrahv, vaid lõige. Alustame paragrahvi 10 lõikest 7, mis sätestab, et riigiasutuste, valitsusasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja kohalike omavalitsuste asutuste hoonetel võib Eesti Vabariigi riigilipuga koos heisata teiste riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide lippe üksnes ajutiselt protokollilistel eesmärkidel. Ehk siis ei tohi panna alaliselt lehvima Eesti lipu kõrvale nimetatud hoonetel teiste riikide või ka rahvusvaheliste organisatsioonide lippe. Eesti lipule peab olema seal tagatud eristaatus. Sellised olukorrad, need protokollilised olukorrad hõlmaksid näiteks välisriikide ametlike esindajate visiite või rahvusvaheliste organisatsioonide nagu Euroopa Liit või NATO esindajate riiklikke vastuvõtte, mis on kooskõlas diplomaatilise protokolliga. Ja nagu seletuskirjas ka öeldud, see säte tagaks, et Eesti austab ühelt poolt rahvusvahelisi tavasid ja teiselt poolt säilitab samal ajal Eesti lipu kui Eesti Vabariigi iseseisvuse ja suveräänsuse sümboli selgelt esile tõusva eristaatuse. See on see esimene lõige. Nüüd teine lõige puudutab ideoloogilisi lippe. Ja olgu sissejuhatuseks öeldud, et ideoloogilisteks lippudeks eelnõu kohaselt ja sümboliteks peetakse näiteks niinimetatud seksuaalvähemuste kasutatavat vikerkaarelippu ja selle variante, poliitiliste parteide lippe või muid avalikult hoonete välisküljel eksponeeritavaid sümboleid, mis väljendavad kindlate ideoloogiliste või poliitiliste liikumiste sõnumeid. Et kui ma käisin eelnõu tutvustamas põhiseaduskomisjonis, siis seal tuli ka juttu sellest, et tegelikult ju iga lipp on mingit pidi ideoloogiline. Tõsi, igal lipul on mingi ideoloogiline aspekt, niivõrd kui ta on mõne ka riigi või organisatsiooni lipp, aga siin on antud nagu selge osutus, mida on peetud silmas spetsiifiliselt ideoloogiliste lippude all. Ehk siis kordan, need eksponeerivad, väljendavad kindlate ideoloogiliste või poliitiliste liikumiste sõnumeid. Nüüd, mida nende ideoloogiliste lippude osas näeks ette see lõige 8? Ta keelaks ideoloogilist sõnumit kandvate lippude heiskamise ning ka muude ideoloogilist sõnumit kandvate sümbolite avaliku eksponeerimise avaliku sektori hoonetel, sealhulgas riigiasutuste, valitsusasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, kohalike omavalitsuste, riigi või kohalike omavalitsuste hallatavate haridusasutuste. Need on need samad kategooriad, mis eelnevalt said juba nimetatud eelmisest lõikest rääkides, aga siia on lisatud ka ning Eesti Vabariigi diplomaatiliste välisesinduste hoonetel. Ehk siis välisesinduste hoonetel võiks loomulikult endiselt olla heisatud näiteks Euroopa Liidu lipp, sellepärast et see on juba praktiliselt oluline, kuna teatavasti kõik Euroopa Liidu kodanikud võivad pöörduda konsulaarabi saamiseks ükskõik millise Euroopa Liidu liikmesriigi saatkonda.
ja et nad teaksid, et selle konkreetse riigi see konkreetne riik kuulub siis Euroopa Liitu ja et ta saab selle saatkonna sisse minna ja paluda konsulaarabi, siis on praktiliselt oluline, et seal oleks ka Euroopa Liidu lipp. Et selle vastu me siin ei vaidle. Aga mida ei tohiks siis teha, on siis see, et muuta Eesti Vabariigi diplomaatilised esindused justkui valitsuse välisesindusteks, hakates siis nende hoonete välisfassaadidel lehvitama selliseid lippe, mis tõstavad esile konkreetsele valitsusele meelepäraseid ideoloogilisi ja poliitilisi hoiakuid. Ühelt poolt on see oluline riikliku väärikuse seisukohast, et nagu öeldud, diplomaatilised esindused ei saaks muudetud valitsuse esindusteks, aga teiselt poolt ka sellepärast, et mitte sekkuda teiste riikide siseasjadesse. Et kui hakata selliseid ideoloogilisi sümboleid kuvama diplomaatiliste esinduste välisfassaadidel, siis seda võib väga kergesti ja ka põhjendatult käsitleda sekkumisena teise riigi siseasjadesse. Nii. Ja mis on oluline eelnõust rääkides, on see, et see ei pane mitte mingisuguseid kohustusi eraisikutele. Et see, milliseid lippe keegi tahab omaenda koduhoovis oma maja fassaadi külge riputada, see on tema enda asi. Siin käib jutt üksnes sellest, millised kohustused on siis seadusega asetatud riigile, kohalikele omavalitsustele ja muudele avaliku sektori asutustele või institutsioonidele. Nüüd Euroopa Liidu õigusega mitte mingisugust vastuolu ei ole. Seda kontrollisin järele. Ei ole Euroopa Liidu õigusest tulenevalt mingisugust kohustust, et näiteks parlamendihoonel või valitsuse hoonetel või valitsusasutuste hoonetel peaks olema alaliselt pandud lehvima Euroopa Liidu lipp. Ja eelnõuga ei kaasne ka mingisuguseid täiendavaid rahalisi kohustusi riigile. Loomulikult ei ole eelnõu mitte kuidagipidi vastuolus põhiseadusega. Ja ei too sisse ka mingisuguseid uusi termineid. Et nii palju siis sellisest eelnõu põhimõttelisest arhitektuurist. Aga kuna mul on veel aega, siis ma lühidalt peatuksin ka mõningatel aspektidel ettevaatavalt, mis tulid esile põhiseaduskomisjonis. Ja ma ei tee seda pikalt ja põhjalikult, sellepärast et kolleeg Kiviberg tuleb nii või teisiti põhiseaduskomisjoni arutelust ülevaadet andma, aga et ennetavalt vastata teatavatele argumentidele, mis ka seal tõstatati, siis olgu osutatud esiteks seda, et lipuseaduse arhitektuur, nii-öelda põhiarhitektuur, on lähtunud eeldusest ilmselgelt, et alaliselt lehvibki kõikidel avaliku sektori hoonetel üksnes Eesti riigi lipp, mitte mõne teise riigi lipp. Ma arvan, et kui oleks osatud ette näha sellist võimalust, et kuule, aga võib-olla mingil hetkel pannakse lisaks sinna lippu lehvima alaliselt mõne teise riigi lipp, siis oleks sinna juba sisse kirjutatud selline säte, et seda teha ei tohi. See on ikkagi Eesti Vabariik, Eesti lipule peab olema tagatud eristaatus ja alaliselt lehvib ainult Eesti lipp. Lihtne, selge põhimõte. Ja tegelikult sellisena ju kehtivat õigus ka tõlgendati kuni üsna hiljutise ajani. Reaalselt muutus praktika 2022. aasta veebruaris, siis kui algas suurem sõjategevus Ukrainas, suurem Venemaa ja Ukraina vaheline sõda, siis solidaarsuse märgina pandi lehvima paljudesse kohtadesse Ukraina lipp. Ja ma ei ole kindel, vaid ma arvan, et ilmselt ei ole siin saalis ühtegi inimest, kes oleks öelnud, et niisuguse ajutise solidaarsuse väljendusena see oleks olnud midagi sellist, mida pidada kuidagi lubamatuks või taunimisväärseks. Aga olukord on sootuks erinev, kui see ajutine solidaarsusväljendus muutus alaliseks praktikaks. Ja küsimus ei ole üldse siin Ukraina lipus, see võiks olla ka mõne teise riigi lipp. Aga küsimus on põhimõttes, et kui on see praktika juba väldanud mitte nädala, vaid kuu, kui on see praktika väldanud juba mitte 3 kuud, vaid 6 kuud, seejärel aasta ja nüüd juba praktiliselt 6 aja pärast 4 aastat, siis me peame ju küsima enda käest, et kas see on normaalne, et Eesti Vabariigis avaliku sektori hoonetel aastaid lehvib 2 erineva riigi lipp, mitte ainult Eesti Vabariigi lipp, vaid ka ühe teise riigi lipp. Ja mina väidan ja meie väidame, kes me selle eelnõu esitasime, et see ei ole normaalne, see ei ole aktsepteeritav ja see ei tohiks kujuneda selliseks uueks standardseks praktikaks, ilma et seadust oleks üldse muudetud.
Eriti pidades silmas, et seaduse mõte on ilmselgelt olnud alati see, et Eesti lipul on tagatud seal eristaatus. Ja nagu te kõik teate, mind on hurjutatud sellepärast, nagu minul oleks ükskõik, mis värvi lipp lehvib Pika Hermanni tornis. See on olnud selline valelik laimunarratiiv. Mul loomulikult ei ole ükskõik, mis värvi lipp seal lehvib. Seal peab lehvima sinimustvalge lipp. Kus see laimunarratiiv kunagi alguse sai, oli see, et ma ühes saates ütlesin, et kui valitsus asub süstemaatiliselt rakendama ja ellu viima apartheidipoliitikat, andes osadele inimestele vähemad õigused kui teistele inimestele, siis põhimõtteliselt lõppude lõpuks ei ole vahet, millise lipu all apartheidipoliitikat ellu viiakse. Ja ma arvan, et sellega võiksid kõik nõustuda. See oli selles kontekstis, kus Kaja Kallas ütles, et vaktsiinipasside süsteem on tulnud, et jääda. Et nii jääbki nüüd olema. Et kes ennast süstida ei lase, see ei saa sisse restoranidesse, kohvikutesse, spordiklubidesse, ei saa spordivõistlustel osaleda ja nii edasi, eks ole. See oli kommentaariks öeldud sellele. Aga loomulikult mul ei ole ükskõik, mis värvi lipp lehvib Pika Hermanni tornis. Aga minu küsimus teile, head kolleegid, seisneb selles, kas teil on ükskõik, mis värvi lipp lehvib igal pool mujal avaliku sektori hoonetel? Minul ei ole. Minul ei ole, minu fraktsioonikaaslastel ei ole, me oleme kõik veendunud, et seal peab lehvima alaliselt üksnes Eesti lipp. Ja meie küsimus teile on, kas te nõustute selle positsiooniga, et peakski nii olema? Ja muuseas huvitav on ka see, et mitte valesti öelda inimese ametikoha nimetus, siis ma vaatan selle kiiresti järgi. Komisjonis käis ka Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uibuaed, kes ütles, et meie tehtud ettepanek ei ole kooskõlas lipuseaduse sellise baaspõhimõttega, mis näeb ette, et seadusega on kehtestatud miinimumstandard. Et on öeldud, et Eesti lipp peab olema, aga see ei tähenda, et ei või lisada sinna ka teisi lippe. Ma esiteks väidan, et see pole kunagi seadusandja tahe olnud. Ei ole niimoodi, et alaliselt võib panna lehvima sinna ükskõik kui paljude riikide lipud. Alaliselt, eks ole, paneme kõigi Euroopa Liidu riikide lipud, näiteks Riigikogu fassaadile ritta, eks ole, alaliselt lehvima. Siis kaob sinna Eesti lippu täiesti ära. Et see ei ole niimoodi mõeldud. Aga teiseks, nagu ma komisjonis ka ütlesin, siis võiks ju panna Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu kõrvale lehvima ka mõne teise lipu. Miks mitte Ukraina lipu või Vikerkaare lipu? Sellepärast, et nagu öeldud, lipuseadusega on kehtestatud miinimumstandard, mis ei välista seda, et lisaks Eesti lipule võib panna ka teisi lippe. See on ju absurd. Ei ole sellist asja. Kui on öeldud, et see peab olema Eesti lipp, siis seal peabki alaliselt olema Eesti lipp ja ainult Eesti lipp, mitte mingi muu lipp. Nii, ja tulles tagasi selle pikale veninud ajalise perioodi juurde, kui nüüd 4 aastat saab täis, kui on juba põhimõtteliselt alaliselt olnud ka teise riigi lipud igal pool väljas, me peame küsima, et aga kaua see siis kestab? Ütleme, et 4 aastat on meil aktsepteeritav, et on mitme riigi lipud alaliselt kõikidel avaliku sektori hoonetel. Kas 5 aastat võiks olla see tagumine piir? Aga kui see sõda Ukrainas jääb hõõguma näiteks vähem või rohkem piiratud vormis 10 aastaks või veel 10 aastaks, võib-olla 20 aastaks, 25 aastaks, me teame Euroopa ajaloost 30-aastane sõda näiteks, eks ole, et on olnud küllalt sellised sõdu, mis kestavad päris palju aastaid. Siis kas jääbki niimoodi olema, et järgmine inimpõlv ongi kõikidel avaliku sektori hoonetel mitu lippu. Aga kui näiteks tekib mõni uus sõjaline konflikt kusagil, mida me peame oluliseks, kas Euroopas või kusagil mujal, kas siis tuleb juba järgmise riigi lipp sinna kõrvale? Et siis on 3 lippu näiteks. Või ma ei tea, kui see praktika muutub normaalsuseks, siis sõltuvalt sellest, kes on valitsuses, võib üks näiteks öelda, et ma ei tea, Lähis-Idas on suurem sõda, me paneme igale poole Iisraeli lipud, siis tuleb valitsuse vahetus, teised panevad Palestiina lipud näiteks. Ja hakkame siis niimoodi korda mööda, vaatame, kes parasjagu valitsuses on, et see saab panna endale meelepäraselt poliitilist solidaarsuse väljendused või ideoloogilise solidaarsuse väljendused. Ma arvan, et see ei ole normaalne ja mõistlik ega kuidagi riikliku väärikusega kooskõlas. Ja ma arvan, et ma sellega tõmban eelnõu tutvustusele joone alla ja hea meelega vastan kõikvõimalikele küsimustele, mis teil võivad olla tekkinud. Aitäh! Aitäh ja küsimusi tõepoolest on. Signe Kivi, palun! Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma usun, et me kõik austame Eesti riigi sümboleid ja kehtiv lipuseadus sätestab korra, kuidas ja millal me lippu või lippe heiskame. Näiteks paragrahv 10 kehtivas seaduses punkt 6 ütleb, et kui lippe on rohkem, siis lipud heisatakse eraldi ühesuguse pikkusega lipuvardasse või masti ja Eesti lipuga samale kõrgustele. Eesti lipp peab olema auväärsemal kohal.
Aga pigem on minu meelest tõesti suur probleem selles, et Eesti lippu heisatakse üha vähem meile olulistel tähtpäevadel. Ja ma küsingi teie käest, et mida selle murega, ja minu jaoks on see mure, saaks Riigikogu ja lipuseadus võimalike muudatustega teha? Aitäh! Suur tänu teile küsimuse eest. No ma pean esimese asjana ütlema, et see väljub selle eelnõu raamidest, muidugi see küsimus, et võime muidugi nendel küsimustel arutleda, aga ma ei ole kindel, et see päris relevantne praegusel hetkel on. Mida ma võin öelda vastuseks on see, et riik võiks ise anda head eeskuju, näidates erilist austust Eesti lipu vastu. Ei ole niimoodi, et on Eesti lipp ja ükskõik millised muud lipud seal kõrval alaliselt avaliku sektori hoonetel, vaid Eesti riik ise näitab eeskuju sellega, et ütleb, et ei, Eesti lipul on eristaatus, Eesti lipp on sümbolina oluline. Lipp, riigi lipp on võimu sümbol, ma unustasin seda eelnevalt öelda. See on kõige olulisem asi, see näitab, kes teostab selle riigi territooriumil võimu, kelle käes on siin võim. Ja kui on alaliselt mitme riigi lipud, siis tekibki küsimus, et aga ma ei tea, kas siis on ikkagi see Eesti riik, kes siin territooriumil teostab avaliselt võimu või on siin mitmed riigid, kes kuidagi ühiselt teostavad siin võimu. Sama küsimus on tegelikult ka Euroopa Liidu ja NATO lippudega. Jah, need lipud näitavad kuulumist nendesse organisatsioonidesse, aga minu meelest ei tohiks panna neid Eesti lipu kõrvale. Sellepärast, et ikkagi see jällegi hägustab seda, kui oluline on siis Eesti lipp ja kes siis lõppude lõpuks siin territooriumil võimu teostab. Siin territooriumil on kõrgeima võimu teostajaks Eesti Vabariik, mitte Euroopa Liit, ega ka NATO, ega Ukraina, ega ükski teine riik. Nii et see on see sõnum, mida minu meelest võiks riik ise saata, näidates sellega eeskuju, et me peame tegelikult seda sümbolit pidama oluliseks. Võib-olla see ka muu hulgas võiks innustada inimesi rohkem siis kohustuslikel lipupäevadel lippu heiskama oma eramaal. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Et kui Punaarmee vallutas Berliini, siis ta heiskas seal punase lipu riigipäeva hoonel. Kui venelased on Ukrainas vallutanud mingisuguse olulise positsiooni, on nad jällegi pildis sotsiaalmeedias oma lipuga. Kui Ukraina on tagasi vallutanud mõne punkti, siis on täpselt samasugune protseduur, nad on Ukraina lipuga seal väljas. Ehk siis, nagu te ütlesite, lipp ei ole niisama, see on võimusümbol. Ja praegusel hetkel avalikus sektoris on millegipärast on Ukraina lipud on väga esiplaanil. Ja ajendatuna sellest, et inimesed pöördusid ka minu poole, et miks see lipp on seal, küsisin ma Paide linna pealt Kaido Jõvaskilt, miks see seal on. Ta ütles, et ma ei oska vastata. Ma ei tea, kuidas see sinna on saanud. Aga minu küsimus on hoopis see, et juhul kui Ukraina lipp võetakse maha isikute poolt ja nad ei teota seda, mida paragrahv 249 karistusseadustik sätestab, siis ei ole ju ka koosseisu, sest välisriigi lippu ei ole teotatud. Kuidas vastata? Aitäh! Ja suur tänu teile küsimuse eest. Enne kui ma vastan konkreetsele küsimusele, ma võib-olla vastan ühele osutusele, mis te tegite oma küsimust sisse juhatades. Et kui inimesed küsivad, miks see lipp seal on endiselt 4 aastat hiljem, ma arvan, et tegelikult praktiliselt vaadates on see vastus üsna lihtne, suure tõenäosusega. Võib-olla on mingid teised motivatsioonid ka, aga ma arvan, et see on üks peamisi mehhanisme, mis seda seletab. Need pandi emotsiooni pinnalt välja veebruaris 2022 selleks, et näidata solidaarsust Ukrainaga. Aga millisel hetkel sa otsustad, et kuulge, aga võtame selle lipu nüüd maha, et on solidaarsust nagu näidatud küll, aga see ei saa kujuneda ju alaliseks olukorraks. Kes iganes selle lipu maha võtab, seda on väga lihtne rünnata, et oi, vaata, mis nad nüüd tegid, eks ole. Nad nüüd ei olegi enam Ukrainaga solidaarsed. No me nägime siin eelmisel nädalal seda sama retoorikat Viljandi linnavalitsuse suhtes, eks. Ja tegelikult niimoodi lähenedes nagu ei tulegi seda punkti. Läheb kuu, läheb 2, läheb aasta, läheb 2, varsti on 5 aastat või 10 aastat, sõda kestab edasi ja ega maha võtta ei saagi, sest et nii kui sa selle käigu teed, nii hakatakse sind ründama. Aga mingil hetkel me peame selle küsimuse ju kuidagi ära lahendama. Et ma arvan, et see on see selgitus. Nüüd, mis teie küsimusse puutub, siis karistusseadustik reguleerib küsimus sellest, mis puudutab lippude maha rebimist. Et ma korra vaatan, kus see siin on. Jah, 249 ütleb, et see on 245 ja 249. 245 puudutab siis Eesti lippu
ja paragrahv 249 puudutab siis välisriigi lippu. Ja see ütleb, et välisriigi riigilipu, riigivapi või muu ametliku sümboli või rahvusvahelise organisatsiooni ametliku sümboli maha rebimise, purustamise, rüvetamise või muul viisil teotamise. Samuti välisriigi riigihümni teotamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni 1-aastase vangistusega. Et ma ei ole sellesse küsimusesse piisava põhjalikkusega süvenenud, aga tõesti, põhimõtteliselt võib ka niimoodi tõlgendada, et kui lihtsalt võetakse lugupidavalt maha ilma riigilippu teotamata, siis vist ei ole koosseis täidetud, aga ma arvan, et siin oleks tarvis konsulteerida inimestega, kes on küsimusse rohkem süvenenud. Igal juhul ma arvan, et peab nõustuma sellega, et kui minna võõralt, varalt, sinna omaniku poolt üles pandud lippe omavoliliselt kõrvaldama, siis võib tekkida küsimus, kas on täidetud paragrahv 262 koosseis, mis on siis avaliku korra rikkumine. Et see aspekt võib igal juhul säilida, et tasub seda silmas pidada. Anti Poolamets, palun. Üks hea uudis on tulnud, nimelt USA, kes veel hiljuti oma saatkonnal lehvitas mingisuguse grupeeringu lippu. Vikerkaare värvid olid seal, siis oli mingi pruun triip ja siis veel mingid kummalised triibud. Iga aasta läks lipp hullemaks. Aga nüüd on siis USA öelnud, et ei, ainult meie riigilipp, meie saatkondadel, mis on ka elementaarne. Esiteks, kas sellest on eeskuju võtta ja teiseks, mis grupeeringu lipp üldse see on, see Vikerkaare lipp, see ei ole riigilipp, see ei ole üldse nagu mingi lipp, et kas ei ole mitte avanud mingisugused tee täiesti suvaliste plagude üles tõmbamiseks Eesti riigiasutustele, et sellest ei saa siiamaani õieti ükski normaalne inimene aru, mida teeb selline lipp Eesti Välisministeeriumi peal, et juriidilises mõttes nonsense, eks on? Jaa, aitäh! No mina nõustun, et see on juriidilises mõttes nonsense ja ma arvan, et selles aspektis oleks väga mõistlik Ameerika Ühendriikide pealt eeskuju võtta, sest lõppude lõpuks on see ka märk, millest nähtub, kuivõrd siis austatakse omaenda riigi sümboleid. See on see põhiküsimus minu meelest. Et me ei tohiks olla niimoodi kuidagi nagu lipitsejad, et mingi solidaarsuse väljendamiseks me oleme nõus astuma samme, mis riivavad meie enda riiklikku väärikust. Me saame Ukraina suhtes solidaarsust väljendada väga erineval moel. Erinevate avaldustega, deklaratsioonidega, minu poolest rahalise toetusega, diplomaatilistes suhetes ja nii edasi. Aga see ei tähenda seda, et see toetuse väljendamise vorm peab olema selline, mis ise madaldab meie enda riigilipu staatust. Et kui näiteks vaatate erinevaid avaliku sektori hooneid, kus pannakse kõrvuti 2 lippu, Eesti lipp ja Ukraina lipp, siis kolleeg Signe Kivi enne osutas ka lipuseadusele, ütles, et Eesti lipp peab olema kõige auväärsemal kohal. No ütelge mulle, kumb see kõige auväärsem koht nüüd on, kui on täpselt 2 lippu võrdses suuruses kõrvuti, üks paremal, teine vasakul. Kumb see auväärsem koht on? Parem. No lugege seaduses on öeldud, et on paremal, eks ole. Aga kui ma ei tea, mis seaduses kirjutatud on, ega siis küll ei ole võimalik aru saada, kumb on nagu auväärsem koht. Ütleme, et inimesele lihtsalt ilma seaduse teksti vaatamata oleks selge, et auväärsem on see, kui üks lipp on näiteks oluliselt suurem kui teine. Või üks on näiteks hoone keskel, teine on kuskil nurga peal, eks ole. Või siis üks on kõrgemal, teine on madalamal. Näiteks mingisugune selline inimlikult tunnetatav kategooria, kui on 2 sama suurt lippu täpselt kõrvuti, siis tegelikult me oleme juba võtnud omaks sellise hoiaku, et polegi talle vaja mingisugust selgelt eristuvat auväärsemat kohta. Nii, seda esiteks. Aga nüüd teine küsimus puudutas neid ideoloogilisi lippe. Ja ma tõttelda argumendi huvides praegu unustaksin üldse selle Vikerkaare lippu siit ära. Et keskenduks korra küsimusele lihtsalt sellest, millega me võiksime nõustuda, milles me võiksime ühisosa leida. Ja ma arvan, et see ühisosa võiks olla see, et ei tohiks olla nii, et kui näiteks EKRE on peaministri erakond, siis tõmmatakse erinevatele ministeeriumi hoonetele, ma ei tea, mingid EKRE-le meelepäraseid sümboleid väljendavad lipud. Kui sotsid on peaministri erakond, siis tõmmatakse neile meelepäraseid ideoloogilised sõnumeid väljendavad lipudeks. Kui mõni 3. erakond on peaministri erakond, siis nemad ütlevad, nüüd võtame kõik maha, paneme hoopis meie enda omadeni. Kusjuures, pange tähele, esimene lipp, mis võidakse niimoodi üles tõmmata, on parteilipp. Näiteks praegu on koalitsioonis Reformierakond, Eesti 200, ega lipuseadus ei ütle, et nad võivad alaliselt panna lehvima kõikide ministeeriumite fassaadidele ka oma lipud. Sellist keeldu ei ole. Kui me lähtume sellest eeldusest, nagu Riigikantselei sümboolika nõunik ütles, et on sätestatud miinimumstandard, et Eesti lipp peab olema, ega see siis ei tähenda, et ei või ka teisi lippe panna. No see on ju jama.
Ja sellega me võiksime kõik nõustuda. Ma arvan, et saali vasakust äärest kuni parema ääreni välja, et ei, et niisugust asja ärme küll tegema hakka, et see läheb palaganniks. Ja selles mõttes ma arvan, et see võikski see ühisosa positsioon olla. Lepime kokku, et mitte keegi ei kasuta ei Eesti Vabariigi diplomaatilisi esindusi, ministeeriumeid, parlamendihoonet ega ühtegi teist avaliku sektori hoonet selleks, et hakata propageerima endale meelepäraseid ideoloogilisi ja poliitilisi hoiakuid. Et säilitame teatava neutraalsuse ja arusaamise sellest, et need ei ole parteihooned, need ei ole valitsushooned, vaid need on tegelikult ultimatiivselt ikkagi riigi hooned. Aitäh! Evelin Poolamets, palun! Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja. Eesti lipuseadus on tõesti väga lihtne ja mina loen siit välja, et tegelikult ei olegi riigihoonetel, Riigikogu ja Vabariigi presidendi ja Vabariigi valitsuse hoonetel õigust võõrriigi lippe hiisata ilma, et selleks oleks mingi tähtpäeva. Ja toongi näite, et 16. veebruaril on Leedu iseseisvuspäeval võib Leedu lipu heisata ja 18. novembril Läti Vabariigi väljakuulutamisel päeval Läti riigilipu, et nende kahe riigiga ongi see piiratud, et kas antud juhul see, et meil on Ukraina lipp, et kas see ei välju Eesti lipuseadusest? Aitäh! Ja suur tänu küsimuse eest. Ma ei ole kindel, et ma oskan sellele sellist definitiivset vastust anda. Kui lähtuda sellest eeldusest, et lipuseadusega on sätestatud see miinimumstandard, siis võiks jällegi ütelda, et Läti ja Leedu lippude heiskamine nende iseseisvuspäevadel on seadusega sätestatud kohustus, kõigi ülejäänud riikide puhul võib seda teha. Ma arvan, et siis see oleks see vastus, mida antaks nende inimeste poolt, kes selgitavad seda lipuseaduse arhitektuuri. Nii et eks see sõltub siis seaduse tõlgendusest tõesti, et kuidapidi seda nagu võtta, et kas lubatud on üksnes see, mis on lipuseaduses sätestatud, või on lubatud kõik, mida pole lipuseadusega keelatud. Ja mina lähtuksin ikkagi sellest eeldusest, et kui me räägime riigivõimu teostamisest, siis peab ikkagi olema riigivõimu teostamine võimalikult täpselt ära reglementeeritud. Eraisikute puhul tuleb jätta võimalikult palju vabadust, kõik, mida ei ole keelatud, on lubatud, aga riigivõimu teostamisel võiks ikkagi olla nii, et teha võib üksnes seda, mis on lubatud selgesõnaliselt. Mitte nii, et paneme miinimumstandardi ja edasi tehke, mis tahate, eks ole. Vaadake ise, ma ei tea, mis lippe te ühele või teisele riigiasutusele lehvima panete, sõltuvalt siis sellest, kes on valitsuses. Et see asi ei vii heade tulemusteni ega jäta Eesti Vabariigist head muljet, ma arvan, kui nii tõlgendada. Andre Hanimägi, palun! Hea aseesimees, hea ettekandja, et ma pean tunnistama, et minu jaoks ei tundu olevat see mure Eesti lipu ja selle väärikuse pärast niivõrd siiras, kuivõrd eesmärk on ikkagi see, et saada siis need Ukraina lipud selle kõrvalt ära. Ja minu jaoks on seal nagu loogika viga, et kuidagi teie ettekandest ja üleüldse EKRE retoorikast lähtuvalt on see valik kas üks või teine. Et kas on see lipp või on see lipp, et juhul, kui on Eesti lipu kõrval nüüd Ukraina lipp või mõne muu riigi lipp, et siis see kuidagi vähendaks selle Eesti lipu tähtsust või selle väärikust. Et ma selle järeldusega nagu põhimõtteliselt ei nõustu, et minu jaoks ei ole niimoodi ja ma tahaks teada, et kuidas te seda ikkagi nagu selgitate, et miks see Eesti lipp siis kuidagi oma väärtust kaotab. Ja ma ütlen seda, et kui see eesmärk oleks Eesti lippu kuidagi rohkem väärtustada, siis selle eelnõu sisu oleks võinud ju olla ka teine, et seda rohkem kasutada. Et ma ütlen küll, et ma väga toetan seda näiteks, kuidas on Ameerika Ühendriikides oma lippu suhtumine, et selline igal pool Stars and Stripes. Mulle väga meeldiks, kui meie lipuvärvid oleksid rohkem Eestis esindatud, aga minu arust see eelnõu seda ei too juurde. Aitäh! Ja suur tänu küsimuse eest. See eelnõu tõepoolest ei reguleeri seda, kuidas eraisikud peavad või võivad Eesti lippu või muid lippe heisata. Selle eelnõu regulatsiooni objektiks on lippude kasutamine avaliku sektori hoonetel. Nii et selles mõttes on teil õigus. Ja selles mõttes meil ei olegi olnud sellist eesmärki, et selle eelnõuga kuidagi astuda samme, mille tõttu eraisikud hakkavad massiliselt palju rohkem Eesti lippe heiskama. Et selleks on olemas hoopis teised hoovad ilmselt ja siin niisugust eesmärki seatud üldse ei ole.
Nüüd, ma ei saa teiega nõustuda, et meie eesmärgiks on saada kuidagi Ukraina lippudest lahti. Ei ole. Ma võin käsi südamel ütelda, et ei ole. Küsimus on printsipiaalne. Konkreetsel ajahetkel juhtuvad need olema Ukraina lipud. Aga mitte ainult Ukraina lipud, on ka need LGBT lipud, mis sageli ja üha enam on hakanud lehvima avaliku sektori hooneteks. Terve juunikuu näiteks, eks ole, Välisministeeriumi fassaadil ja mitmete teiste valitsusasutuste fassaadidel lehvisid need lipud. Et küsimus ei ole ainult Ukraina lipus. Ja võib ju olla ka niimoodi, et järgmisel aastal või sellel aastal loodetavasti juba lõpeb Ukrainast sõda ära. Kas siis võetakse need lipud maha või jäetakse solidaarsuse ilminguna endiselt lehvima, aga algab mingi uus sõda, eks. Siis tulevad juba uued lipud, eks. Ikkagi on probleem seesama, et küsimus ei ole Ukraina lippudest, sest kuigi ma saan aru, teil on nagu lihtne meie poolt ette pandud plaani rünnata sellega, et näidata meid kuidagi eriliselt sellest huvitatuna, et saaks Ukraina lippudest lahti, aga miks me peaksime olema sellest kuidagi eriliselt huvitatud? Küsimus on päriselt ka riiklikus väärikuses. Minule päriselt ka ei meeldi, et näiteks Valges saalis on mingid muud lipud kui Eesti lipud. Vanasti olid seal ainult Eesti lipud. Miks see võiks uuesti nii olla? Miks on Riigikogu fassaadil nii Eesti lipp kui Ukraina lipp kõrvuti, ilma et oleks arusaadav, kumb on siis selles selgelt eristaatuses. Ja nüüd vastuseks teie küsimusele sellest, et kuidas seda eristaatust siis nii-öelda kahjustab, kui sinna kõrvale veel teised lipud ka panna või teine lipp. Ma ei tea, ma jäin teie küsimus kuulates mõtlema, et see on natuke nagu analoogia mitme naise pidamisega, eks. Lähed ütled oma abikaasale, et ega see siis sinu staatust minu abikaasana kuidagi eriliselt ei madalda või kõiguta, kui me siia kõrvale võtame veel ühe naise, eks ole. No kuidas ta siis ei kõiguta, et ikkagi siin eristaatus on ikkagi väga oluline see, et on üks ainukene abikaasa. Ja lipuga on sama asi, et meil on üks ainukene riigilipp ja see peab olema selgelt eristuval aukohal avaliku sektori hoonetel. Ja kui pannakse kõrvuti mitu alaliselt, siis see selgelt eristuv eristaatus on saanud ilmselgelt tugevalt kahjustada. Ja see ei ole väärikas. Nii et mul ei ole olnud seda võimalust viimasel ajal eriti palju reisida. Selles mõttes, et kui ma oleksin reisinud paljudes Euroopa riikides, ma oleksin lihtsalt käinud näiteks, ma ei tea, parlamendihoone ees ja Riigikantselei hoone ees ja vaadanud, et kuidas siis seal see asi on. Et kas on näiteks parlamendi fassaadil mingi muu riigilipp kui selle riigilipp? Ja ma sügavalt kahtlen, et ma käisin suvel Austrias ja seal ma igal juhul nägin, et ei olnud. Ei olnud mingisuguse muu teise riigi lippu seal lehvimas. Aga mul ei ole, eks ole, seda ülevaadet kõikidest Euroopa riikidest, isegi mitte Euroopa riikide, nendest Ida-Euroopa riikidest või Põhja-Euroopa riikidest. Oleks huvitav teada, aga ma kahtlustan, et valdava enamiku Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide fassaadil lehvib ainult selle riigi lipp, millest siis jutt käib. Ja selle taustaks ongi see arusaam, et kuulge, nalja teete või. See on elementaarne riikliku väärikuse küsimus. Lipp on võimu sümbol ja siin teostab võimu üks ainus riik, milleks on siis see konkreetne riik. Ja ongi kõik, sellega on jutt lõpetatud, et rohkem sel teemal ei arutle. Kui tuleb mõne teise riigi peaminister või president külla, on riigi visiit ja austusavaldusena protokollilisest tavadest lähtuvalt paneme selle riigi lipu välja, ta on meie külaline, riigi külaline, eks. Ja kui ta lahkub, siis me võtame selle lipu ilusasti uuesti maha ja näitame uuesti, milline riik teostab siin territooriumil eksklusiivselt võimu. Nii, kõik. Et see on vastus teie küsimusele. Aitäh. Tanel Kiik, palun. Lugupeetud Riigikogu aseesimees ja ettekandja. See viimane vastus oli nüüd küll natuke üle võlli muidugi, et meil on kõik võimalikke lippe, meil on ka omavalitsuste lipud, on erinevad asutustel oma lipud, et küllap siis need kõik on teie hinnangul just kuidagi moodi siin kõlbmatult käitumas, kui nad mitut lippu kasutavad, et päris nii ta nüüd ei ole, et maailmas on üks lipp ja kui mõne lipu siin juurde paned, siis see on kohe mitme naise pidamine või midagi muud taolist, see mõjub suhteliselt kohatu võrdlusena ausalt öeldes. Aga küsimus on ka olnud teile, et kui te vaatate selle eelnõu võimaliku mõju, ütleme siis Eesti, ütleme siis erinevate esindushoonete välisfassaadidele, siis see ikkagi eeldab väga laiaulatuslikku Ukraina lippude mahavõtmist. Ja sealhulgas tõenäoliselt ka muude erinevate siis lippude, mida kasutatakse. Ja ilmselgelt saate aru, et väga suur erinevus on sellel, kui need lippe selle kordagi poleks olnudki, näiteks Eestis oleks olnud selline regulatsioon, nagu praegu välja pakute, või siis nüüd, kui me läheme tagant järele 4. sõja-aastal massiliselt üle riigi Ukraina lippe maha võtma. Ja kuidas te tajute, et millise signaali annab selline siis avalik aktsioon Eesti kuvandile Ukraina toetajana? Aitäh. Ja suur tänu. Esiteks ma ei saa teiega kuidagi pidi nõustuda, et
minu võrdlus oli kuidagipidi kohatud. Ma ei saa aru, milles see kohatus seisneb, et riigilipule peabki olema tagatud selgelt eristuv eristaatus ja kui ta pannakse võrdsetele alustele teiste lippudega, siis see likvideerib selle eristaatuse. See on päris selge. Nüüd, kui te meie eelnõud loete, ma eeldan, et te olete lugenud või vähemalt kuulasite seda tutvustust, siis seal ei ole mitte midagi öeldud selle kohta, et kohaliku omavalitsuse territooriumil kohaliku omavalitsuse hoonete küljes ei võiks endiselt lehvida kohaliku omavalitsuse lipud. Või näiteks, et Tartu Ülikooli fassaadile võiks lehvida Tartu Ülikooli lipp, eks organisatsiooni või asutuse enda lipp. Et loomulikult seda võib ja selle kohta ei ole eelnõus öeldud mitte midagi. On tehtud selged, mõistuspärased eristused, mida on arvesse võetud. Muuseas, ma unustasin eelnõu tutvustades eelnevalt öelda, et on 2 kohta, millega seonduvalt tekkis ka komisjonis arutelu, et kas siis näiteks piiripunktides ei tohiks ka enam lehvida Euroopa Liidu lipp. Ma vastasin, et tohiks ikka, sellepärast, et see ei ole ka eelnõuga kaetud ja ametnikud, kes olid komisjonis, kinnitasid, et ei ole kaetud tõepoolest. Ja teine koht, mis ei oleks kaetud eelnõuga ja kus ilmselt võiks ikka võõrriikide lipud lehvida põhimõtteliselt alaliselt, on sõjaväeosad, ma arvan. Selle üle võib arutleda, vaielda, aga mina olen seda meelt, et ma arvan, et see on loogiline. Kui näiteks, ma ei tea, brittide suur armee üksus on Tapal, eks, seal on selle riigi jõuline, selge, riiklik, alaline kohalolek, siis on ka loogiline, et seal lehvib see lipp, eks ole. Mitmel põhjusel on see oluline. Aga seda see eelnõu ka kuidagi ei kahjustaks, sellepärast, et sõjaosad samuti ei ole, ma ei tea, sõjaväeosa värav ei ole mingi avaliku sektori hoone, eks ole. Või siis lipuplats seal. Nii. Aga nüüd, mis mulje see jätaks, oli siis see teie küsimuse tuum, nagu ma aru saan, kui see maha võetakse. Ma ütlen, mina ei näe, et see mingisugust halba muljet oleks, sellepärast, et kõik peavad aru saama. Kuulge, 4 aastat juba on meie avaliku sektori hoonetel lehvinud alaliselt võõra riigi lipp. Erinevalt enamikust teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, ma julgen arvata, mul ei ole kindlaid fakte, aga ma julgen arvata. Et kaua te siis arvate, et me peame hoidma võõra riigi lippu alaliselt oma riigi lipu kõrval? Minu poolest võiks ka teha. Muudame ära siin. Eelnõuga on näiteks pandud ette, et seadus jõustub 1. märtsil 2026. No, lükkame edasi. Teeme siis niimoodi, et 5 aastat näiteks. No. Aga 5 aastat on nüüd küll ikkagi väga pikk aeg, eks ole. Et ei ole nii, et me nüüd tuleme ja kampaania korras hakkame maha võtma, vaid mingi mõistlik piir peab olema. Te olete minuga nõus. Ei saa olla nii, et kui selle järgmised 50 aastat ühes või teises vormis sõda jätkub, vaidlus, ütleme nii, et kuni Krimm ei ole tagastatud näiteks, seni on tegelikult ikkagi nagu sõda käimas, eks ole, enne me lippe maha ei võta, kuni Krimm tagastatakse. Võib-olla läheb 100 aastat enne. Võib-olla ei tulegi seda momenti, eks ole, et kas meil jäävadki siis alaliselt 2 lippu ja ühel hetkel peab seda nii või teisiti tegema, ütleb, nüüd me läheme tagasi olukorra juurde, kus meil on ainult Eesti lipp. Ja no siis on võimalik jälle samamoodi ründama hakata. Oi, näete, kuidas kampaania korras, eks ole, jäetakse Eestist nii halb mulje, et võetakse Ukraina lipud maha. Nii et ma ei kuidagi dramatiseeriks seda kuidagi pidi üle ja ma arvan, et iga mõistlik inimene peab aru saama, et selles ei ole mõtet näha mingisugust eriti dramaatilist sündmust. Lauri Läänemets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud ettekandja. Viljandi linnas Isamaa linnapea otsustas just hiljuti maha võtta siis Ukraina lipu Viljandi linnavalitsuselt. Ja tegelikult avalikkuses tekkis kohe väga kiiresti küsimus, et millise sõnumi see siis ühiskonnale saadab. Et kas see ütleb, et ukrainlastele ja eestlastele, et meie toetus on ajutine ja tingimuslik, kas see ütleb, et solidaarsus kehtib vaid seni, kui see poliitiliselt lihtsalt on mugav ja kasulik. Ja minu arvates Eesti lipp ei muutu kuidagi väiksemaks, vähem väärikamaks ega ei kaota sellest oma jõudu, kui tema kõrval lepib, ma ei tea, antud juhul Ukraina lipp või siis näiteks Euroopa Liidu lipp, et vastupidi, et Euroopa Liidu puhul see tuletab meile meelde, et Eesti on vabatahtlikult kuulunud väärtusruumi, mis põhineb demokraatial, õigusriigil, inimõigustel ja solidaarsusel, et Euroopa Liidu lipp ei ole võõras lipp Eesti riigi hoonete küljes. See on märk meie enda valikust ja tegelikult meie enda teest ja Ukraina lipuga on tegelikult samamoodi. Et täna väga paljude inimeste jaoks Ukraina lipp on vabaduse vastupanu ja julguse sümbol. Et te kuidagi näete... Aitäh. Küsimus kõlis. Et võib... No selge, jah. Et siis... Suur tänu teile mitte küsimuse, vaid sõnavõtu eest, ma peaksin vist ütlema, sest minu poolest võiks küsida, aga no ma ei tea, millal ma siin nagu vastama pean, et mina omalt poolt, nüüd ma räägin enda nimel, minul on ausalt öeldes kahju,
et linnavalitsus Viljandis, ma ei tea, mis põhjustel, kuidagi taandus oma positsioonist ja pani siis sinna tagasi need lipud. Et ma mõtlesin, et keegi näitab head eeskuju ja hakkab see protsess kusagilt pihta. Et me liigume selles suunas, et taastame olukorra, kus avaliku sektori hoonetel on heisatud üksnes Eesti lipud. Et ma ei tea, mis põhjustel seda tehti, aga mina ütleksin teistele kohalikele omavalitsustele, et keegi võiks seda eeskuju näidata, et kui parlament ei suuda nii kaugele saada, et tagada Eesti riigi lipule selgelt eristuv eristaatus, siis seda võivad teha erinevad kohalikud omavalitsused omal initsiatiivil, et ehkki siis hakkavad teised seda eeskuju järgima, et keegi peab ees minema. Nüüd, mis te veel rääkisite seal? Demokraatiast ja vabadusest, jah, et ma ei tea, ma ei usu, et nüüd nagu Ukraina lipp on mingi eriomane demokraatia ja vabaduse sümbol. Euroopa Liidu lipp, jah. No, Eesti kuulub ju veel paljudesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, ma ei tea, alustades ÜRO-st ja lõpetades Euroopa Nõukoguga, et siis võiks ju küsida, et nagu need on ka ilmselt nagu vabaduse ja demokraatia sümbolid, on ju nii? Euroopa Nõukogus siin all tegutseb Veneetsia komisjon ja valimisvaatlejad tulevad sealt ja kõik ja nii edasi, et vägagi nagu demokraatia sümbol, et äkki peaks need ka siis panema sinna kõik ritta, et milleks? Ja minu jaoks on küll see tunnetus selline, et komisjonis tõin ka selle näite, kuidas seda kõige ökonoomsemalt sõnastada, et kui me mõtleme lipule kui sümbolile, mis symboliseerib väga olulist osa meie identiteedist, eks lipp on võimusümbol, aga ta on ka identiteedi sümbol, siis ma arvan, et me näeme, et Euroopa Liidu lipp, NATO lipp ja Eesti lipp ei ole meie identiteedi komponentidena kaugeltki võrdsetel alustel. Võib juhtuda, et ühel hetkel ei ole näiteks enam Euroopa Liitu ja ei ole ka enam NATO-t. Sellisel juhul ma arvan, et me ei tunne ennast kuidagi oluliselt vähem eestlastena. Meie identiteedist ei ole midagi nagu väga suurt kaotsi läinud. Julgen väita. Vähemal või rohkemal määral erinevatel inimestel kindlasti võib olla, ma ei tea. Aga kui enam ei ole Eesti Vabariiki, siis ma arvan, et me kõik tunneme, et meie identiteedist on midagi väga olulist kaotsi läinud, eks. Ja ma arvan, et selle võrdluse järgi ka nähtub, et need ei saa nagu olla võrdsetel alustel, need on ikkagi päris erineva kaaluga asjad. Rääkimata sellest, et Euroopa Liit ja NATO ei ole kõrgeima riigivõimu teostajad sellel territooriumil. Sellega me võiksime ka nõustuda. Siin on ikkagi üks ja ainukene poliitiline võim, mis teostab siin kõrgeimat riigivõimu ja see on Eesti Vabariik, nii nagu mina asjast aru saan. Nii see vähemalt peaks olema. Aitäh. Nii, aga vahepeal on protseduuriline küsimus, istungi juhataja. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud juhataja. Minu küsimus on muidugi seda laadi, et kas siin esitatavad väited peavad vastama ka tegelikkusele või mitte ja ma kohe selgitan. Et härra Läänemetsa küsimuse laadi kõne oli pooltõde, eksitav pooltõde ja puldis oleva eelnõu tutvustaja kommentaar sellele oli ebatäpne. Nimelt Viljandi Raekojas linnapea ei võtnud lippu maha Raekoja seinalt, vaid samaaegselt oli kohe algselt ka planeeritud, et lipuseadusega vastuolus olevalt lipud, mis on seina peal, võetakse tõesti maha ja edasi läheb, heisatakse nad masti Eesti lippude kõrvale. Nii et see on see kogu tõde. Ja seega ka see jutt, et linnapea taganes ja heiskas lipud, oli ka eksitav, sellepärast et kohe algselt oligi selline plaan, see on ka dokumentaalselt ja taas esitataval kirjalikul vormil tõestatav, linnapea andis korralduse võtta maha ja heisata need lipud. Nii et nii on olnud see ja viia kooskõlla lippude asendus kehtiva lipuseadusega. Aitäh! Aitäh! Täpsustus on oluline ja järgmisena saab küsida Mart Helme, palun. Jah, aitäh. No väga kõnekas on see, et siin aknaalused sõna otseses mõttes näivad vihkavat meie rahvuslippu ja ma tahangi öelda selle kohta, et küsimus ei ole ju meie ainult selles, et see on meie riigilipp. See on ka meie rahvuslipp. Ja minu küsimus nüüd ongi sinule, et mis siis peaks üldse olema meile sümboolika tasandil? See, mis meid erinevate poliitiliste vaadete ja erinevate eagruppide ja erinevate regionaalsete gruppide puhul ühendab, kui see ei ole meie rahvuslipp, meie riigilipp ja meie rahvuslipp. Mulle tundub, et siin on grupp seltsimehi, kes tahaksid selle ühise identiteedi lipuks meile kehtestada midagi muud. Olgu see siis Ukraina lipp või siis LGBT sümboolika lipp või Euroopa Liidu lipp, aga jumala eest, et see ei oleks Eesti rahvuslipp või saan ma millestki valesti aru?
Ja aitäh küsimuse eest. Esiteks kommentaariks kolleeg Seedri kommentaarile, et ma oma arvates vastates ütlesin, et ma ei tea neid asjaolusid väga täpselt. Nii et ma ei üritanud midagi väita, mis oleks teie selgitusega vastuolus. Küll aga ma võin öelda, et kui see oli nii, nagu teie kirjeldate, siis minule isiklikult valmistab see mõnevõrra pettumust. Ma arvasin veidikene enamat Viljandi linnavalitsusest. Et mina arvasin, et nad ikkagi astusid printsipiaalse sammu ja ütlesid, et aitab jamast. 4 aastat hiljem lehvivad siin nüüd ainult Eesti Vabariigi lipud. Et minu silmis oleks see pälvinud suuremat lugupidamist. Aga kui oli nii, nagu oli, siis mis seal ikka. Nüüd vastuseks kolleeg Mart Helme küsimusele. Ka minule teeb see muret, et meie identiteedile hakatakse külge pookima erinevaid muid sümboleid. Et selleks, et olla ikkagi päris eestlane, ei piisa nüüd enam ainult sellest sinimustvalgest lipust. Et sa pead ikkagi aktsepteerima ka mitmed muud lipud seal kõrval, eks. Et sa pead aktsepteerima oma identiteedi osana ka Euroopa Liidu lipu ja NATO lipu ja Ukraina lipu ja LGBT lipu ja ma ei tea, mis lippe sinna veel kõrvale hakatakse panema, eks. Vastavalt kuidagi siis poliitilisele konjunktuurile, eks. Ja ma arvan, et see on tõesti vale. Et kui me räägime ikkagi riiklikust ja rahvuslikust identiteedist, siis me võiksime jällegi ühisosana leppida kokku selles, et see piirdubki mitte ainult Eesti lipuga koos teiste lippudega, mis on täpselt defineerimata, vaid see piirdub täpselt just nimelt Eesti lipuga. Ja ongi kõik. Eesti lipp ja punkt. Ja mina ütlen kõikidele kriitikutele, et ma ei tea, kas te näiteks hoovis lehvib aastaringselt Ukraina lipp või lehvi või oma maja fassaadil. Ma millega pärast kardan, et ei lehvi. Et alustage võib-olla sealt oma solidaarsuse näitamist, et pange oma maja fassaadile aasta läbi lehvima Ukraina lipp, näidake seda solidaarsust seal isiklikult ja jätke riigile võimalus säilitada ikkagi täielik truudus Eesti lipule ja kõigele sellele, mida see sümboliseerib. Aitäh. Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud ettekandja. Eelmise küsija viited olid kummalised, et kahtlemata kõige tähtsam on meil Eesti lipp. Eesti lipul on oma seadus, tal on eristaatus ja kellelgi ei ole kohustust ühtegi teist lippu siin heisata. Kui me räägime solidaarsusavaldusest Ukrainale, siis nii nagu te nentisite, et erinevatelt paljudest teistest Euroopa Liidu riikidest meil on neid lippe jube palju. Erinevalt paljudest teistest Euroopa Liidu riikidest on meil ka kaitsekulud üle 5%. Olen näinud väga, ei saa öelda humoorikat, aga hästi illustreerivad graafikud, kus kaitsekulude osakaal on seotud kilomeetritega Moskvast. Et kes on Moskvale lähemal, ega seal need kaitsekulud ongi kõrgemad ja ilmselt lehvib ka rohkem Ukraina lippe, sest meie saame aru, et selle Venemaa agressiooni tagajärjed või see, kuidas see agressioon lõpeb ja laheneb, see tagajärjed on meile eksistentsiaalselt olulised. Ja ma ütlen, et mind väga häiris teie välja öeldu, et kujutate ette, juba 4 aastat need Ukraina lipud lehvivad ja küsisite, et kas see on normaalne. Teie aeg. Minule ei meeldi need lipulahingud. Normaalne ei ole Venemaa 4 aastat kestev agressioon Ukraina vastu ja lippude eemaldamisega me seda ei lahenda. Aitäh. Ja suur tänu. Kui teile jäi mulje, et Eesti lipule seadusega nõutud eristaatus tagamine Eesti riigis aitab lõpetada Ukraina sõda, siis see mulje on ekslik. Et sellist argumenti ma kahtlemata esitada ei püüdnud ja nii ma ka kahtlemata ei arva. Aga ma oskan ainult korrata mingis mõttes seda, mida ma juba eelnevalt ütlesin, et lõppude lõpuks on küsimus meie enda suhtumises oma enda riigi sümbolitesse. Ja siin, ma arvan, nüüd ilmnevad küll päris suured erinevused mitmete vanemate Euroopa riikide rahvaste ja Eesti puhul. Et kui me läheme kusagile Kesk-Euroopasse või Lääne- või Lõuna-Euroopas, siis ma arvan, et seal ka pikema ja sügavama riikliku ajaloo tõttu on väga selgelt selline hoiak, mitte ainult kauguse tõttu Moskvast, eks, et lipp on nii oluline sümbol, et meie riigi lipu kõrval alaliselt siin ühegi teise riigi lipp ei lehvi. Me saame oma solidaarsust näidata mitmel erineval moel, nagu eelnevalt osutatud, aga kusagilt läheb see piir, millest me nagu allapoole ei tule. Me peame näitama üles austust oma enda sümbolite vastu, kui me tahame, et ka teised meie riiklust tõsiselt võtaksid. Ja siin on minu meelest koht, kus me võiksime tõsiselt järele mõelda. Et kui me tahame, et meid Eesti riigina ja rahvana austataks, siis me peame alustama sellest, et me näitame, et me ise austame oma iseseisvust kohasel viisil. Aitäh. Hanah Lahe, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea ettekandja. Mulle jääb küll selline mulje teie ettekandest, et teie koos
eelnõu siis teiste algatajatega. Olete selle eelnõu algatanud ajendil, et teid häirib Ukraina lipp ja vikerkaarelipp. Nüüd te olete nimetanud erinevaid erandeid, et mis lipud kuskil ikkagi võiksid lehvida. Et saaksite mulle selgitada siis, mis see ajend oli, miks te selle eelnõu algatasite, mis lipud teid siis häirivad? Et mis võiks kindlasti maha võtta, et vikerkaarelipp teile ei sobi ja mis veel? Et on teil mingi list kuskil olemas, et seletuskirjas ei olnud näiteks? Aitäh! Ja no algatuseks võib öelda, et teie ei pea muretsema, et jutt käib ainult avaliku sektori hoonete fassaadidest ja teie aknalauale jääb see vikerkaarelipp kindlasti alles, ilma et keegi seda tuleks sealt maha võtma, ma usun. Ma ei tea, kas ma pean hakkama kõike seda, mida ma olen rääkinud, uuesti rääkima. Sest ma ei tea, kas te olete olnud saalis või ei ole, vist olete, nagu mulle tundus, et olite. Et ma olen korduvalt rääkinud, küsimus ei ole selles, et üks või teine või kolmas lipp meid spetsiifiliselt häiriks. Ei ole küsimus selles. Küsimus on selles, kas Eesti lipule on tagatud selgelt eristuv eristaatus või mitte. Ei ole. Selles probleem ongi. Kui alaliselt juba aastaid lehvivad paralleelselt avaliku sektori hoonetel mitte ainult Eesti lipud, vaid ka teise riigi lipud, pikkade perioodide jooksul ka ideoloogilised lipud, nagu see LGBT lipp seda on, eks ole, siis ei ole tagatud eristaatus. Ei ole. Et ma ütlen veel kord, et kui võtta see küsimus uuesti päevakorda, mida esitas kolleeg Andre Hanimägi vist, oli vist Andre Hanimägi, kui ma õigesti mäletan, kes ütles, et aga kuidas see siis nagu võtab Eesti lipult eristaatus ära, kui seal kõrval ka teised lipud on. Oli nii, eks? No aga mõelgem nüüd näiteks Pika Hermanni peale. Kui tõmmata Eesti lipu kõrvale, paneme sinna veel 2 masti või 1 masti või palju soovite, ma ei tea, ja paneme sinna kõrvale lehvima ka LGBT lipu näiteks, siis võiks ju samamoodi öelda, aga no kuidas see Eesti lipult midagi ära võtab? Noh, eks, Eesti lipp jääb ju alles, keegi maha ei võta, ei asenda millegagi, lihtsalt kõrvale paneme 1 lipukese veel, eks ole. Või on siis 2 lippu, paneme Ukraina oma ka, et muidu võib jääda mulje, et me ikkagi piisavalt solidaarsed ei ole, eks. Ma arvan, et te saaksite ka aru, et see ju võtab küll ära Eesti lipult ikka päris palju. Aga näete, välja arvatud Pika Hermanni torn, igal pool mujal täpselt seda ongi ju tehtud. Kõikide riigi asutuste fassaadid, avaliku sektori hoonete fassaadid, paljudel, mitte kõikidel ilmselt, ongi täpselt just nimelt seda tehtud. Aga printsiip ei ole ju kuidagi muutunud. Printsiip on sama, lihtsalt koht, kus seda teostatakse, on erinev ja Pika Hermanni torn on mõnevõrra lihtsalt nähtavam ja sümboolselt võib-olla esile tõusvam. Aga printsiip ei muutu. Ma loodan, et te saate aru sellest. Aitäh! Signe Kivi, palun! Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Kehtiv lipuseadus sätestab, et kui Eesti lipp heisatakse koos teiste lippudega, peab Eesti lipp olema auväärsemal kohal. Ja huvitaval kombel seda pole kunagi täpsustatud, aga minu meelest on seda järgitud ja tegelikult on ju sätestatud ka järjekord paremal, vasakul, alfabeediline järjekord ja nii edasi. Aga just see auväärne on minu meelest selles seaduses hästi kõnekas, et ta jätab natukene ka sellist arvamusruumi. Aga nüüd tulen tõesti konkreetselt eelnõu juurde. Te ütlete, et lippu võib heisata vaid ajutiselt, täpsustamata, mis on see ajapiir. Et ma küsin tõesti täiesti, et kui nüüd see eelnõu peaks saama seaduse jõu, siis peaks kindlasti mingil kombel olema määratletud ka ajutine aeg. Või tundub, et see on natuke liiga konkreetne? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Ma ei oska anda teile sellist selgelt läbimõeldud definitiivset vastust, oskan ainult mõelda valju häälega, nagu öeldakse. Mina nii kaugele ei läheks regulatsioonis, jätaks selles osas nagu mingi mõistlikkuse kaalutlusele ka ruumi. Et ma ei tea, näiteks kui on välisriigi riigipea visiit Eestisse, no siis ajutisus tervest mõistusest lähtuvalt tähendab seda, et sel hetkel, kui ta astub Eesti territooriumile, see algab ja sel hetkel, kui ta lahkub Eesti territooriumilt, see lõpeb, eks. Et kui me räägime protokolaarsetest kaalutlustest näiteks. Et no selles mõttes jah, et ütleme võib-olla tõesti näiteks mingisuguse protokolaarsel kaalutlusel, kui selline protokolliline kaalutlus eksisteerib, eks ole, et mingi solidaarsuse ilminguna mingisuguse erakorralise sündmuse puhul pannakse see ajutiselt ülesse. Aga võib-olla on teil jälle õigus, et võib-olla peaks siis mingid piirid siin asetama, et ajutiselt mitte mingil juhul kauem kui näiteks või midagi sellist. Aga ma ei tea, ma ei oska selle, see on arutelu mõtte koht. Aitäh! Siim Pohlak, palun!
Aitäh, lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Kas olete minuga nõus, et tegelikult on ka see lippude küsimus, mida me täna käsitleme, nagu sümptom laiemast probleemist tegelikult rahvusliku ja riikliku väärikusega, mis ka paljudes teistes valdkondades Eesti puhul silma torkab, et meil jääb puudu nagu sellest rahvuslikust ja riiklikust enesekindlusest ja siis seda nagu peidetakse mingisuguste loosungite, ka sama selle Ukraina lipuga lehvitamise ja paljude teiste asjade taha, et meil jääb paljudes asjades jääb puudu nagu rahvuslikust ja riiklikust väärikusest. Kas te olete minuga nõus, et tegelikult see lippude küsimus, millest täna siin jutt on, see on tegelikult sümptom lihtsalt suuremast probleemist? Aitäh teile küsimuse eest ja lühike vastus on, et ma olen teiega nõus. Ja tegelikult on asi selles mõttes naljast kaugel, et kui me vaatame näiteks ka Eesti liikmelisust Euroopa Liidus, siis me ju teame, et suurem osa seaduseelnõusid, mida me siin parlamendiski menetlema, lähtuvad vajadusest viia Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Et tegelikult väga suur osa juba ka näiteks õigusloomelisest pädevusest on delegeeritud ära Euroopa Liidule. Ja see ei ole tegelikult naljaasi, kui põhiseadus ütleb esimeses paragrahvis, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, eks. Ja Eesti iseseisvus on aegumatu ja loovutamatu, eks. Et ühelt poolt me näeme sellist faktilist riigivõimu, võib nimetada delegeerimiseks, võib nimetada ka loovutamiseks teistele poliitilistele keskustele, aga teiselt poolt käsikäes sellega me näeme seda ka sümboolsel tasandil, eks ole. Et kui varem oli see iseenesest mõistetav, et Eesti riigis lehvib avaliku sektori hoonetel üksnes Eesti lipp, sellepärast, et see ongi meie jagamatu ja loovutamatu iseseisvuse sümbol, siis nüüd oleme jõudnud sellisesse olukorda, ilma et seadust oleks kuidagi muudetud niimoodi ujuvalt, sujuvalt, eks, kus enam ei ole sellist arusaamist. Nii et jah, ma arvan küll, nagu ma ka eelnevalt ütlesin, et paljudes teistes riikides ei ole sellist käiku astutud ja ilmselt see annabki tunnistust sellisest suuremast riiklikust eneseväärikusest, mis väljendub muu hulgas lugupidamises oma riiklike ja rahvuslike sümbolite vastu. Aitäh. Lauri Läänemets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, austatud ettekandja. No Viljandi linnas selle Ukraina lipu eemaldamise kohta tõesti Helir-Valdor Seeder praegu just natuke aega tagasi kinnitas, et tõesti see teadlikult tehti ja see oli planeeritud ja dokumenteeritud ka väidetavalt kõik need otsused. Hea küll, võtame teadmiseks. Minu arvates näitab see ebakindlust, et kui Eesti lipu kõrval on Ukraina või Euroopa Liidu lipp, ja siis rääkida seda, et siis Eesti on kuidagi nagu me oleme vähem väärikamad, kuidagi nõrgemad, see paneb meid vähem austama Eesti riiki, et minu arvates see näitab mingisugust sisemist ebakindlust ja ma ei imesta ka, et ma tahaks öelda, et minu arvates kogu see teie retoorika asetub ju sellesse konteksti, kus te räägite, et kaitsekulud on liiga suured, et võib-olla peaks Venemaaga sõbralikum olema, Ukrainat või olemegi liiga palju toetanud ja nüüd te püüate ka Ukraina lippe maha rebida ja Euroopa Liidu lippe Eesti valitsuse hoonetelt, et võib-olla te kommenteeriks nagu seda poolt, et mis see tegelikult see suurem pilt selle taga on, see ei ole ju küsimus Eesti lipus, et te tegelikult ajate udusi. No, kuidas ma sellisele laimule ikka oskan vastata, et polegi mingisugust suuremat pilti, et te võite ette kujutada mida iganes, eks sama hästi ma võiksin vastu küsida, ma ei tea, Tanel Teinilt ja Kadri Talilt, et mis teil see suurem pilt selle asja taga nüüd oli, et te vabastasite kõik kaug hasartmängumaksud igasugust või mängud igasugusest maksustamisest. Et niimoodi võib muidugi ka opereerida ja ma saan aru, et niisugustel poliittehnoloogilistel kaalutlustel võib see isegi tunduda kuidagi mõttekas ja atraktiivne, aga mina ei taha sellise asjaga nagu kaasa minna, et mis mul teile vastata on. Et mina ei ole kuskil käinud mingisugused lippe maha rebimas, keegi meist ei ole seda teinud, ei kavatse ka seda teha. Me oleme teinud lihtsalt mõistliku ettepaneku, et olukorras, kus praktika on muutunud, aga seadus ei ole muutunud, võiks jõustada seda sama printsiipi, mis on tegelikult lipuseaduse aluseks olnud ja algusest peale, et Eesti lipule peab olema tagatud selgelt eristaatus, kõige auväärsem koht igas olukorras. Et ma ei tea, eks see võib-olla näitab kokkuvõttes seda lihtsalt, et meil ongi teiega võrreldes väga erinev arusaamine sellest, et millist lugupidamist ja austust tuleb riigi sümbolite vastu üles näidata. See võib täitsa nii olla, aga ma ei oska seda kommenteerida. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja, ettekandja, et
no vot, ma ikka kõigile tuletan veel kord meelde, et see eelnõu siin ei ole mitte millegi ega kellegi vastu, vaid see on Eesti lipu poolt. Ja see ei käsita siin üldse mingit Ukraina lippu ja ma ei saa üldse aru, miks sellest nüüd nii palju siin räägitakse. Aga kolleeg Läänemetsa sõnavõtte lugedes on väga kahju, et Eesti lipp ei esinda talle enam demokraatiat, inimõigusi. Aga võib-olla tõesti endise valitsuse liikmena võib-olla ta teab, millest ta räägib ja mis siis vahepeal muutunud on. Ja Viljandi juhtumi põhjal, vaadates kogu seda vihast reaktsiooni just eelkõige koalitsiooni, aga eriti seal Reformierakonna liikmete ja toetajate poolt, kahetsusväärselt see läks oma absurdsuses isegi ju nii kaugel ja see teeb mulle tõeliselt muret, et sedastati isegi ära, et selles olukorras, kui sa olid Ukraina lipu poolt, siis sa oled patrioot ja kui sa oled Eesti lipu poolt, siis sa oled mingi, ma ei tea, mingi putinist. Et see näitab, kui sõgedaks on kogu see olukord läinud, mistõttu peakski ju selle konkretiseeriva sellise lisanduse siia lipuseadusesse ära tegema. Aga ma lihtsalt küsin, et kui vaadata sümboolikat meie ministeeriumite kodulehel, et kas te näete seal meie sinimustvalget lippu või näete seal midagi muud ja kuidas sellesse peaks suhtuma? Ja suur tänu teile küsimuse eest. Sageli ei näe, et mulle üks sõber saatis välja võtta sellest, kuidas Tartu Ülikool ennast Facebookis oli brändinud. Et seal oli siis Tartu Ülikooli logo, eks ole, sammastega ülikooli peahoone fassaad ja siis Ukraina lipp. Et pidades silmas, et Tartu Ülikooli näol on tegemist rahvusülikooliga, tekkis kohe küsimus, et millise rahvusülikool see nüüd siis on. Et kuidagi minnakse hulluks oma sellise püüdlusega näidata nii-öelda ideoloogilist ja poliitilist õigeusklikkust ja tehakse asju, mis lihtsalt jätavad väga sellise lameda mulje kokkuvõttes. Kui lameda mulje just selles mõttes, et omaenda identiteeti ei peeta enam oluliseks. Ollakse nõus sellest lahti ütlema selleks, et näidata ennast võimalikult õigena. Ja see näide, mis te tõite, on ju väga kõnekas. Et see näitab, millisesse absurdi olukorda me oleme jõudnud. Et sul on inimesed, kas kohalikul tasandil või riiklikul tasandil, nagu praegu siin, kes ütlevad, kulge, taastaks nüüd ikka sellise olukorra, et kõigi avaliku sektori hoonetele võivad alaliselt lehvida ainult Eesti lipud. See öeldakse, nüüd on maskid langenud, putinistid, eks ole, et siin pole enam millegi üle rääkida, et nüüd on lõplik tõde paljastunud, tahavad, et oleks ainult Eesti lipud. Kuulge, see on ju naeruväärne. Nagu kolleeg Lauri Läänemets siin natuke aega tagasi, mis teil see suurem ambitsioon on, et te tahate, et ainult Eesti lipud oleks. Et tõstatades küsimuse, nagu see oleks kuidagi enam-vähem riigi reetmine, et tahad, et Eesti lipud ainult lehviks. Et see on ju naeruväärne, sõbrad. Et niimoodi arutledes teete minu meelest ennast lolliks. Ja mis puudutab seda eristaatust või alalisust või ajutisust, siis ma jällegi küsimus kuulates jäin mõtlema, et näiteks kui me kutsume endale külalised, eks, need on teretulnud meie juures mõnda aega. Aga kui ühel hetkel tekib, et külaline jääb mitte teed õhtuks, vaid on juba 3 päeva ja teed nädalakene juba läinud ja kuukene ja siis enam-vähem veel ütled, et kuulge, aga tegelikult see on minu kodu, et see ei ole siin mingi jagatud koht, eks ole. Siis öeldakse, et mis teil meie vastu on? Mis teil meie vastu on? Ei ole midagi teie vastu. Aga lihtsalt see siin on meie kodu. See on meie kodu ja siin kehtib ikkagi meie elukorraldus ja see on eksklusiivselt meie kodu. Et ei ole niimoodi, et kui meie siin ka elame, siis see ei võta teilt ju kodu ära või midagi muud sellist. Et ärme niimoodi arutle, sest see lihtsalt ei ole kaine mõistuslik. Aitäh. Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud ettekandja. Tegelikult on ju täpselt vastupidi. Te küll väidate, et võib-olla ei peeta identiteeti oluliseks või lippu tähtsaks, aga mina vastupidi väidan, et meie identiteet on nii tugev. Eesti lipp on meile püha ja see meie kodu on meie reeglitega juhitud, et me saame ise otsustada, kellele me solidaarsust näitame ja ukrainlaste võitlus ja selle tulemus on meie jaoks erakordse tähtsusega. Ja seetõttu me oleme otsustanud Ukraina lippe ka avaliku sektori hoonetel näidata. Nüüd veidi huumoriga tahtsin küsida, et kas te ei tunne ennast üksi selles võitluses? Ma ütlen ausalt, et oma 43 aasta jooksul te olete ainus inimene, keda ma olen kuulnud rääkimas sellest, et milline lipp seal Pikas Hermannis täpselt lehvima peaks. Et kas sinna tuleks panna vikerkaare lipp kõrvale või Ukraina lipp või maha võtta või panna teine lipp asemele. Ma ei tea ühtegi teist inimest, kes kahtleks, et sinimustvalge on ainus lipp, mis peaks Pikas Hermannis lehvima ja et see on meie jaoks tähtis. Teie aeg. Ja et kas te ei tunne, et oma võitluses te olete praegu kuidagi üksi? Et Eesti inimesed mõistavad, miks Ukraina lippe avaliku sektori hoonetel praegu demonstreeritakse. Aitäh! Jaa, suur tänu. Sealt vasakust servast tulevad sellised küsimused, mis asetavad meid kuidagi kimbatusse. Ma ei taha sellise
sellise ärapanemismänguga nagu kaasa minna. Te olete istunud siin tükk aega, te saate väga hästi aru, et ma ei ole see inimene, kellel on ükskõik, mis värvi lipp Pika Hermanni tornis lehvib. Ma vastupidi olen kogu selle aja teile siin selgitanud, et mitte ainult Pika Hermanni tornis, vaid ka kõikidel teistel avaliku sektori hoonetel peaksid ka alaliselt lehvima ainult Eesti lipud. See on minu positsioon. Saate te aru sellest? Või tahate, et ma kordan? Saate aru? Mina arvan, et väga paljudel Eesti inimestel ongi tekkinud see küsimus, et me mõistame, miks seda ajutise solidaarsusavaldusena tehti, aga me ei mõista, miks see on nüüd juba 4 aastat niimoodi. Ja et lõppu pole näha. Ja, aga maailmas on teisigi sõdu ja võib-olla tuleb ka uusi sõdu. Teised sõjad ei ole meie jaoks tähtsad. No mina väidan, et on küll, et igal pool on inimelud tähtsad ja igal pool me peaksime püüdma seista selle eest, et inimesi ei tapetaks ja et sõjad lõppeksid. Et tegelikult siis võikski võtta nii, et kõikide maailmas, kõik sõjad, mis maailmas toimuvad, vaatame, kelle poolt me oleme, siis paneme nende lipudeks selle lehvima igale poole. Et solidaarsuse väljendamise viise on ka väga teisi. Ma ütlesin juba eelnevalt teie fraktsioonikaaslasele vastates. Te võite alustada sellest, et kogu sotside fraktsioon hoolitseb selle eest, et teie enda kodumajal või koduhoovis lehvib aastaringselt Ukraina lipp. Alustage sellest, näidake ise solidaarsust. Et ise te ei viitsi nii palju teha, et hakata siis oma kodus seda solidaarsust näitama, aga samal ajal seisate selle eest, et Eesti riigis avaliku sektori hoonetel peaksid olema pandud alaliselt lehvima ka mõne teise riigi kui Eesti riigi lipud. Et mina sellise hoiakuga nõustuda ei saa ja võib-olla sotside toetajate seas ongi enamikus need inimesed, kellel on ükskõik, kas avaliku sektori hoonetel lehvib ainult Eesti lipp või ka paljude teiste riikide lipud või organisatsioonide või mingid homolipud või muud asjad. Mina võin väita, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetajate seas vähemalt on valdav enamik neid inimesi, kelle jaoks on väga oluline, et avaliku sektori hoonetel nii Pikast Hermannist alates kuni lõpetades kõikide teiste hoonetega lehviksid alaliselt ainult Eesti riigi lipud ja me ei häbene seda positsiooni mitte üks gramm. Aitäh. Anti Allas, palun. Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud ettekandja, et siit teisest servast ja teilt ka on tulnud mitmeid nagu siia poole hindavaid avaldusi, et jätate lameda mulje ja oma identiteeti nagu ei ole. Ja et tegelikult ma siis selgitan, et ma ei saa aru, et minu jaoks on näiteks see Ukraina sõja oht Eestile ja Eesti riiklusele selle 4 aastaga mitte kahanenud, vaid kasvanud ja minu arust on see aktuaalsus suurenenud, et selle asemel, et täna tegeleda selle küsimusega, peaks täna kõik erinevad rivid siin Riigikogus arutama, et äkki me teeme midagi vähe, äkki me peaksime midagi rohkem tegema, et see riiklus ikkagi säiliks. Ehk siis selle tõttu sellise kahtlase signaali, et ärme tegeleme päris küsimusega, tegeleme sellise identiteedi küsimusega, millega on võimalik küll poliitiliselt inimesi lahterdada ja võib-olla keegi tormab siis ühe ja teise taha. Et lihtsalt selgituseks teile, et kuidas mõtlen mina. Aitäh. Ja suur tänu. No esiteks mina ütleksin, et ma ei nõustu absoluutselt selle hoiakuga, nagu identiteedi küsimused ei oleks päris küsimused. Need on need kõige rohkem päris küsimused. Kõik algab sellest, et kes me üleüldse rahvana ja riigina oleme, kas me ise teame seda. Nii et need on vägagi päris küsimused. Ja mida ma mõtlesin teie küsimust kuulates üks moment, et kas me peaksime tegema rohkem? No, ma ei tea. Mida? No jumala pärast, ega teilgi on näiteks võimalus võtta relv ja minna Ukrainasse vabatahtlikuna rindele, eks ole, et kõik saavad rohkem teha, kui nad tahavad. Teil on võimalik ka annetada ilmselt ukrainlastele rohkem, kas läbi mõne organisatsiooni kohaliku või mõne teise. Halvad kogemused on muidugi ees ja nii edasi, eks ole, et ei tea, kas seda tasub teha, ei julge soovitust anda. Aga ei, ma ei saa sellise kriitikaga nagu absoluutselt nõustuda, et see, kas me siin lehvitame Ukraina lippe või mitte, ei mõjuta küll ka kõige vähemalgi määral seda, et kui hästi või halvasti me sõjaks valmis oleme. Et pigem võib-olla vastupidi. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Ettekandja. Esiteks küll tahan märkida härra Allasele, et ostke rindemeestele droone, mitte ärge võngutage õhku lihtsalt.
Ja kui me edasi läheme, siis minu meelest, kui me siin vahepeal hakkasime ära mõistatama, eks, sotsid hakkasid mõistatama, mis meie motiivid on, siis ma mõistatan ka. Minu meelest neid Ukraina lipp nii palju ei morjendagi, sest ega neist ei ole suuri annetajaid ka. Küll aga nad muretsevad vikerkaare lipu saatuse pärast ja vaat selle langetamine on neile tragöödia, sest kui sa mõtled 0,1% vähemuse lipp kaob sealt ära, nende vooruse deklareerimine käib sealt ära, kaob ära, see on tragöödia. Kogu läänemaailmas ju tahetakse seda jõuga peale suruda. Aga nüüd veel üks asi, et ma mõtlen ka nüüd valjusti lihtsalt, vaadake, Gröönimaa kriis on väga tõsine põhjus, nõutakse solidaarsust, eks ole, Taaniga ja nii edasi. Kas me ei satu ükskord paradoksaalsesse seisu praeguse valitsusega, et tõmmatakse Gröönimaa lipp siia üles ja leitakse, et me peame Taanit abistama minema oma kõige tugevama liitlase vastu, et selline arutelu Põhjamaades reaalselt käib? Ja, suur tänu. Siin vist küsimust ei olnud, see oli vist pigem kommentaar, eks ole. Ja loomulikult need küsimused on kõik aktuaalsed, nagu ma ütlesin, et kui tulevad uued sõjalised konfliktid, kas siis tulevad ka avaliku sektori hoonetele uued lipud, eks, alaliselt Eesti lipu kõrvale. Ja nüüd sotsid jalutasid küll selle aja peale välja, kui me jõudsime, aga ma tegelikult ütleksin Anti Allasele ja Riina Sikkutile, et kui nemad tahavad teha rohkem, siis tõesti näiteks alustage sellest annetagu rohkem ja tehku ka avalikuks kõik need annetused, mida nad eraisikuna on teinud Ukrainas rindel olevate meeste näiteks toetuseks, eks ole. Pange välja see informatsioon. Riigikogu liikmetel on päris hea palk, annetage näiteks pool oma palgast iga kuu ära ja näidake oma siis seda suurt solidaarsust. Mitte ärge nõudke siin seda, et mingi sümboolsel tasandil peab riik näitama solidaarsust sammudega, mis tegelikult madaldavad meie enda riiklikke sümboleid. Aitäh. Helle-Moonika Helme, protseduuriline küsimus istungi juhatajale. Ja, et mul on tegelikult ongi istungi juhatajal on selline küsimus, et kas istungi juhataja, see debatt on meil siin juba pikka aega käinud, mina oma küsimuses ikkagi tuletasin kõigile meelde, et see eelnõu ei ole millegi ega kellegi vastu, vaid see on Eesti lipu poolt. Ja siin on väga selgelt, see on väga lühike. Vaadake kõik, hoidke oma pilgud selle peal ja vaadake, millest see räägib. Et äkki istungi juhataja iga kord, kui siin kaldutakse saalist teemast kõrvale, võib-olla ka ütleme meie poole üle puhas, me räägime ka siin, eks ole, vikerkaare lipust ja kõigest, aga me ei ole selles tekstis ei ole mainitud kindlasti mitte Ukraina lippu. Tegelikult siin on ideoloogilist sõnumit kandvad lipud on ära mainitud, nii et ma arvan, et vikerkaare lipust selle teksti kontekstis võib täiesti rääkida. Ehk et ma lihtsalt soovin, et kui see debatt meil siin natukene veel jätkub ja et äkki, kui jälle keegi hakkab siin rääkima ikkagi, et selle asemel, et rääkida Eesti lipust, hakkab rääkima jätkuvalt Ukraina lipust. Äkki te tuletate meelde, mis eelnõuga meil on tegemist. Aitäh! Aitäh! Kõik, ma arvan, on lugenud seda eelnõud ja siin on selgitatud ka välisriikide lipud. Ehk siis välisriikide lipud all me võime käsitleda kõikide välisriikide lippe, sealhulgas Ukraina lippe. Rain Epler, palun! Ja, aitäh, härra juhataja ja ettekandja. Paljud kolleegid on siin rääkinud, et mis mulje neil on. Aga minu arust me saime väga valusalt siin teada kõik parlamendis, et Tanel Tein ja Kadri Tali ju lõid meile mulje justkui ikkagi jätkatakse hasartmängu ettevõtete maksustamist, aga tegelikult kirjutasid eelnõu, mis viis maksumäära nullini. Et minu arust ei tuleks tegeleda muljega, vaid ikkagi sellega, mis päriselt eelnõus kirjas on. Ja mu küsimus tuleb sellest, et minu arust siin ütleme, need kriitilised küsimused sotsidelt ja teistelt, nad on nagu iseennast kuidagi nurka värvinud ja teinud sellest teemast kuidagi Ukraina lipu teema. Anti Allas näiteks rääkis iseseisvuse olulisusest ja siis lause lõpus rääkis sellest, et see Eesti lipu staatuse tugevdamine justkui nagu ei ole oluline. Et mis sa hindad, et kui see Ukraina sõda nüüd ära lõpeb ja sellest on mõni aeg möödas, et tulla uuesti selle eelnõuga, kui suureks sa hindad tõenäosus, et me kuuleme kõikide erakondade esindajatelt siis patriootlikke kõnesist ja selle vajaduse kohta Eesti lipu staatust tõesti tugevdada ja nii edasi. Aitäh! Ja, suur tänu. Ma ei oska hinnata seda, see on nagu selline spekulatsiooni valdkond. Ma ei tea, mida nad selleks ajaks välja mõtlevad, võib-olla nad ei taha kunagi tunnistada, et nad midagi valesti tegid ja selle tõttu nad ei taha siis ka hiljem hakata seda seadust enam muutma, et lasta siis jääb nii nagu oli, muidu tuleks välja, et me ka varem võib-olla ei olnud õigel positsioonil. Aga ma olen sinuga muidugi vägagi nõus, et võiks vähem rääkida sellest, millised muljed kellelgi on ja rohkem rääkida nagu asjast endast, et eelnõu on lühike, konkreetne, selge, eks.
Et tegelikult suur osa sellest, mida ma olen siin pidanud küsimustele ka vastama, ongi seisnenud mingisuguste valelike muljete kommenteerimises. Aga tõsi on see, et ultimatiivselt me peame tõesti mõtlema, nagu sa ka osutasid, et mis see meie identiteet siis kokkuvõttes ikkagi on ja millised lipud meie identiteeti väljendavad. Et praeguseks hetkeks ongi tekkinud selline mulje, nagu ma eelnevalt kirjeldasin, mulje nüüd rääkides avalikust kuvandist, eks ole, et tõesti nagu patrioodiks olemiseks, eestimeelseks patrioodiks olemiseks sa pead võtma oma identiteedi osiseks mitte ainult Eesti lippu, sellest ei piisa, vaid et sa pead ikkagi võtma siin ka mitmed muud lipud. Sealhulgas see vikerkaarelipp, eks ole, mis kogu seda LGBT ideoloogiat väljendab. Ja antud juhul siis Ukraina lipp, kui mingi poliitiline olukord muutub, siis sult nõutakse truudust mingisugusele muule poliitilisele positsioonile, eks ole. Et mulle selline asi ei meeldi. Veel kord ma ütlen, et me võiksime piirduda sellega, et me ei konstrueeri mingit ühisidentiteete, vaid piirdume sellega, et meie ühine identiteet poliitilises plaanis piirdub sinimustvalgega. Ongi kõik. Aitäh. Toomas Uibo, palun. Ja aitäh, hea juhataja, hea ettekandja. Jube kahju kuulata, et sellist vastandumist nagu Ukrainale ja tema lipule, et minu jaoks on see lipp täna pigem vastupanu sümbol terroristlikule Venemaale ja tuletavad meile pidevalt meelde, et Euroopas toimub sõda, kus hukkuvad tuhanded inimesed. Nüüd see tänane eelnõu asetub minu meelest nagu suuremasse pilti, et fraktsioon on ju tegelikult ja liikmed öelnud juba 3 aastat tagasi, et Ukrainaga on lõpp, kõik on läbi. On räägitud sellest, et Venemaa poolt vallutatud maad tulebki ilmselt ära anda, et abi Ukrainale on liiga suur, et Venemaa külmutatud varasid ei tohi kasutada Ukraina heaks. Venemaaga tuleb arendada sõbralikke suhteid ja nii edasi. Et see kõik ju räägib ju sellest, et Ukraina saatus ei lähe teile korda väga. Ja et ei näe seda lippu mitte vastupanu sümbolina, vaid võõrriigi võimu sümbolina siin riigis. Ja sõjaolukorras ta ongi vastupanu liikumise sümbol. Et millises lõigus ma siis eksisin? Saate vastata, aitäh. Ja suur tänu. Ma ei hakkagi ühtegi lõiku eraldi välja tooma, võib öelda, et eksiste kõiges. Et ma ei tuvastanud ühtegi lõiku, kus te ei eksinud. Ja rääkides nendest positsioonidest, mida meie fraktsiooni liikmed on väljendanud, siis te olete ka ju sunnitud tunnistama, et tegelikult kõik need positsioonid, mille eest teie ise olete seisnud, mida olete rääkinud, propagandistlikud loosungid on ükshaaval valeks osutunud ja need positsioonid, mida meie fraktsiooni poolt on räägitud, on ükshaaval kõik tõeks osutunud. On nii? Kes tänasel päeval räägib näiteks sellest, mida teie siin olete aastaid korrutanud, et me peame aitama Ukraina täieliku võiduni, mis seisneb selles, et kõikide territooriumite tagastamine ja Venemaa poliitilise juhtkonna väljavahetamine, kohtumõistmine ja kõik sõjakahjude väljamaksmine. See on olnud üks suur soovmõtlemine ja vale. Küsimus ei ole selles, kes on toetanud Ukrainat või mitte, vaid küsimus on selles, kes on lehvitanud teadlikult valelikke loosungeid selleks, et näidata ennast suurema patrioodina. See on see, mida teie olete teinud. Nii et ma absoluutselt seda kriitikat omaks ei võta, just nagu ma ei võta omaks ka seda kriitikat, nagu meie poolt esitatud eelnõu Eesti lipule eristaatuse tagamiseks avaliku sektori hoonetel oleks kuidagi Ukrainale vastandumine. Et on täitsa absurdne jutt, ma ütlen ausalt. Et ma ju eelnevalt ütlesin siin, et kas me olemegi siis nii kaugele jõudnud, et kui tullakse välja selle ideega, et kuulge, sätestame seaduses, et riigi hoonetel parlamendi fassaadil peab lehvima alaliselt ainult Eesti lipp, siis öeldakse, no nüüd on tõelised putinistid paljastatud, eks ole. No tule taevas appi, Et see on ju selline mõistuse varjutus, et selle kohta on raske isegi midagi ütelda. Ja kõik need hinnangud ja sildid, mis te annate siin, et kui te esitate sellise eelnõu, et Eesti lipule peab olema tagatud eristaatus, siis see näitab, et teile Ukraina saatus korda ei lähe. Mis ma oskan selle asja peale kosta? Kuidas sellest Ukraina saatus üleüldse sõltub, kas me austame oma enda riigi ja rahva lippu või mitte? Et need on kaks ikkagi vägagi erinevat asja ja nende kokkusidumine omavahel näitab väga primitiivseid mõttemudeleid. Aitäh. Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja ja hea ettekandja. Mul oli küsimus ka, aga ma kolleeg Uibo juttu siin kuulasin, siis ma lihtsalt pean kommenteerima seda, et kõigepealt ma soovitan läbi lugeda eelnõu. See on esimene asi. Nüüd paradoks seisneb selles, et tulla tegema mingit näpunäiteid, viiteid siin praegu EKRE-le olukorras, kus teie oma Lehtme on teinud sellise karuteene,
Ukraina toetamisele ja on sisuliselt lõpetanud ära Eestis kogu annetamise. Me räägime erinevad ravi, kas vähifondid, laste toetamised. Otus peaks piinlik olema sellist juttu tulla üldse rääkima siia. Mõelge enne läbi, mida te räägite. Et täiesti ebareaalne, et võtke algatuseks eelnõu, lugege läbi ja siis tulge rääkima siia. Aga nüüd, hea ettekandja, te olite komisjonis ette kandmas seda eelnõud ja seal oli ka Riigikantselei sümboolika nõunik. Et kuidas tema selles suhtus? Ma eeldan, et see inimene on see, kes peaks hoolitsema selle eest, et Eesti riigi sümbolid oleksid austatud ja väärikalt eksponeeritud. Mis sul tema seisukoht oli? Kas see ongi okei, et igal pool Eesti lippude kõrval võivad olla ka suvalised muud lipud? Aitäh! Ja suur tänu. No ma arvan, et võib-olla lähemalt seda kommenteerib kolleeg Ando Kiviberg, kui ta vahendab seda komisjoni arutelu, ma siia pikalt pidama ei jääks. Ja tõsiasi on ka see, eks ole, et ega see ametnik ei tule sinna nii-öelda poliitilist debatti pidama. Ma ise mõnikord olen seda üsna pahaks pannud, kui mõni ametnik tuleb poliitilist debatti pidama. Ja ma ei mäleta, et see ametnik oleks seda nagu teinud, et ta pigem vist tutvustas seda positsiooni, mis Riigikantseleist tuli. Nii et ta rääkis sellest miinimumstandardist, aga veel kord, las kolleeg Kiviberg räägib sellest lähemalt. Aga jah, mis Lehtmesse puutub, siis tuleb nõustuda, et see on näotu lugu küll. Et tasub ikkagi meenutada, et ta oli ju Eesti 200 kõige suurem häälte magnet. Ma ei tea, palju teil üldse kohti oleks siin Riigikogus, kui tema hääled ära võtta, et ikkagi vist mitme võrra vähem. Rääkimata sellest, et kui see skandaal oleks enne valimisi välja tulnud, siis teid poleks üldse siin parlamendis suure tõenäosusega. Nii et ma ka natukene hoiaksin siin madalamat profiili seonduvalt sellega, kes kui palju Ukrainast hoolib või hooli või palju kellelegi Ukraina saatus korda läheb. Et mina ei olnud toona veel parlamendis, Eesti 200 liikmed ka ei olnud, aga see läheb ikka Eesti parlamendi ajalukku ühe tõelise häbiplekina, kuidas Lehtme seisis siin samas puldis ja tegi vallas pisaraid ja mangus ja vingus siin, et andke raha, rohkem raha on vaja, kiiresti on raha vaja, eks ole. See on teie erakonna kõige suurem häälte magnet, nii et Rene, sinuga täiesti nõus. Et natukene taktitunnet võiks rohkem olla, aitäh. Siim Pohlak, palun. Aitäh, jah, lugupeetud juhataja ja ettekandja, et kuulasin ka sotsiaaldemokraatide kurtmist siin, et nad üldse ei saa aru sellest identiteedi küsimusest ja kõigest sellest, et miks see nii oluline on, et sotside puhul mõnes mõttes mõistetav, et neil on raskusi ka oma soo tuvastamisega või sellega, et mitu sugu üldse eksisteerib, et siis rahvuse küsimused on ilmselgelt veel kraad kangemad nende jaoks. Aga Toomas Uibo rääkis siin ka, et justkui oleks vastupanu sümbolit meil vaja siis selle sinikollase lipu näol, et ei ole, et meil on vastupanu sümbol olemas siin samas laua peal, Pika Hermanni tornis, ka meie laudade peal, et vastupanu sümboliks on Eesti lipp, Vabadussõja võidulipp, meie trikoloor, et siin ei ole vaja mingit teistsugust vastupanu sümbolit Eesti Vabariigi territooriumil. Aitäh! Jaa, suur tänu, täiesti nõus teiega, et kui me oleme jõudnud olukorda, kus meile enam iseseisvuse, rahvusliku ja riikliku väärikuse vastupanu sümbolina ei piisa sinimustvalgest, siis see on austustes päris traagiline küll. Aga mis puudutab teie osutust sotside kohta, siis mingit pidi filosoofilises plaanis see on isegi arusaadav, sest kui me vaatame näiteks marksistlikule filosoofiale, eks ole, siis tegelikult seal oli see üks baaspõhimõtteid, et tuleb ületada selline klassivõitluse ajastu, mille väljenduseks on ka erinevad rahvused ja riigid, eks ole, et inimesed, proletaarlased peaksid ühinema viisil, kus enam ületama selle klassivõitluse, elama siis klassivabas ühiskonnas, kus pole enam riike ega rahvaid ega midagi. Nii et selles mõttes on igati arusaadav, et miks neile ka sellele riigilipule eristaatuse tagamine eriti korda ei lähe. Aitäh. Peeter Tali, palun. Tänan, austatav Riigikogu aseesimees. Härra Vooglaid, kuulasin tähelepanelikult teie soravaid põhjendusi ja vastuseid küsimustele. Räägite, et siin Ukrainat tabab kohe häving ja kaos ja polegi oluline ja üritate varjata siin ennast Eesti lipu taha ja lõhute Euroopa Liitu ja NATO-t, vähemasti sõnades. Ja mul on teile üks lihtne küsimus, et kas te teete seda tõepoolest omaenese tarkusest või saate ka Vene eriteenistustelt selle eest raha? Aus küsimus nõuab ausat vastust. Tänan. Jah. Suur tänu teile küsimuse eest. Kõigepealt ma tänan teid ka komplimendi eest selle kohta, et minu vastused on olnud soravad. Rõõm kuulda, et on avaldanud muljet.
Nüüd teiseks, meie ei kuuluta siin seda, et Ukrainat tabab kohe häving ja kaos. Minu teada Ukrainat on juba tabanud häving ja kaos. Iga riik, mis satub sõtta, seda on juba tabanud häving ja kaos. Nii et see ei ole midagi sellist, millest peaks rääkima tuleviku perspektiivis. Aga mis kolmandat aspekti puutub teie küsimus, et kas ma saan Vene eriteenistustelt raha, no siis minu sõbralik soovitus alati inimestele, kes selliseid osutusi teevad, on see, et teate, pöörduge Kaitsepolitsei ameti poole. Öelge neile, et teil on minupoolne täielik heakskiit saada ligipääs kõigele, mis neil minu kohta on, ja las nad annavad teile siis täieliku ülevaate, kas mul on mingisuguseid seoseid Vene eriteenistustega või mitte. Minu kindel veendumus, ja ma arvan, et te ise teate seda väga hästi, on see, et Kaitsepolitsei ameti, kuidas siis öelda, tähelepanu nendes küsimustes on nii terav, et kui mul oleks kas või kõige väiksemaidki mingisuguseid seoseid Venemaa eriteenistustega, või kui kellelgi meist neid oleks, siis need oleks ammu tuvastatud, paljastatud ja meid oleks kriminaalmenetluse korras kohtu alla antud. Mitte midagi sellist ei ole ja te teete selliseid osutusi täies teadmises, et mitte midagi sellist ei ole. See näitab muidugi mitte seda, kes olen mina inimesena, vaid kes olete teie inimesena. Teil ei ole argumente ja siis argumentide puududest te üritate lihtsalt hakata selliste valelike kuvandite tiražeerimise kaudu laimu produtseerima. Ja ma ütlen veel kord, tegelikult on see olukord traagiline. Kui me oleme jõudnud nii kaugele, et menetledes eelnõud, mis ütleb, et Eesti lipule peab olema Eestis tagatud eristaatus avaliku sektori hoonetel, siis me peame kriitikana kuulama sellised, no öelge nüüd ausalt välja, et kas te olete saanud Vene eriteenistustelt juhiseid sellise eelnõu esitamiseks. See on totaalne absurd. Aitäh teile. Peeter Tali, palun. Ei, vastus oli küll sorav, aga see kas-küsimusele saab vastata nagu ei või jaa. Et ma küsin uuesti, et olete Venemaalt saanud raha või ei ole? Ei või jaa? Suur tänu küsimuse eest. Vastus on loomulikult selge ei. Ja ma võin teile öelda kunagi, kui erinevad väljaanded eesotsas Delfiga, kui erinevad väljaanded kunagi aastaid tagasi eesotsas Delfiga seda laimu hakkasid levitama, nagu meil oleks mingisugust pistmist Venemaa eriteenistustega, lihtsalt sellepärast, et me seisime loomuliku perekonnamudeli kaitsel, eks, väga alati loomulikult, siis ma mäletan, kuidas me Markus Järviga ühes saates ütlesime, et vaat kui absurdne olukord, et ühelt poolt sulle surutakse kaela selline silt, nagu sa oleksid kuidagi mingisugune Vene agent, teiselt poolt raha ka ei ole, eks ole. Kurb lugu, eks, aga paraku jah, ma pean teid kurvastama ja ütlema ausalt, et tõesti, ei ole suhteid ja ei ole ka raha. Toomas Uibo, palun. Ja aitäh, hea juhataja. Ja Kuulame Toomas Uibot. Toomas Uibo, palun. Ja aitäh, hea juhataja, ettekandja, ma loetlesin siin eelmises küsimuses üles mingid sellised asju, mida ma olen kuulnud fraktsiooni poolt, et me nüüd mõistaksime teineteist nagu õigesti või saime nagu õigesti aru, te ütlesite, et kõik oli vale. Ehk siis järelikult teie arvates sõda ei ole läbi, Venemaa poolt vallutatud aladele ei tohiks ära anda Ukrainale abi andmine ei ole liiga suur. Venemaa külmutatud varasid kindlasti tuleb kasutada Ukraina heaks ja sõbralikke suhteid Venemaaga ei tohiks arendada. Kas ma nüüd sain õigesti aru? Suur tänu teile küsimuse eest. Te olete saanud selles mõttes õigesti aru, kui te kirjeldate mingisuguseid vaidlusaluseid punkte, mille osas on väljendatud seisukohti meie fraktsiooni liikmete poolt. Loomulikult mitmeid neid seisukohti on väljendatud, aga te esitate neid jällegi väga sellisel tendentslikul kujul. Näiteks küsimus sellest, et kas Ukraina territooriumit peaks ära andma Venemaale. Mida siin anda on? Juba on ju kaotatud väga suur hulk territooriume, iga päevaga, mis sõda kestab, kaotatakse veel rohkem. Teie olete need, kes seisavad selle eest, et see sõda kestaks võimalikult kaua, mis omakorda tähendab seda, et Ukraina kaotab järjest rohkem ja rohkem ja rohkem territooriumi, järjest rohkem ja rohkem ja rohkem mehi, kaotab järjest rohkem ja rohkem ja rohkem majanduslikult ja on järjest suuremates varemetes, kui see asi peaks ükskord läbi saama. See on see positsioon, mille eest teie olete seisnud järjepidevalt
Ja kui me nüüd küsime, kes on seisnud Ukraina huvide ees, kas need, kes on öelnud, et Ukraina parimates huvides on, kui see sõda saaks võimalikult kiiresti läbi, et nad ei kaotaks nii palju, või need, kes on öelnud, et mitte mingil juhul ei tohi seda sõda lõpetada, et nad kaotaksid veel rohkem ja rohkem ja rohkem, siis ma arvan, et need ei ole teie, kes on Ukraina parimate huvide ees seisnud, olgugi, et te olete püüdnud mitu aastat järjest sellist kuvandit luua. Aga neid inimesi, kes saavad aru, et need kuvandid on olnud valed ja eksitavad, on üha rohkem, ma pean teile kurvastuseks ütlema. Aga veel kord, vaadake, millisesse absurdi me oleme jõudnud, eks ole. Teil ei ole ühtegi argumenti, sisulist argumenti selle eelnõuga seonduvalt. Te ei suuda näidata, miks meie poolt esitatud positsioon on vale, miks me ei peaks seda järgima, ja siis viimase õlekõrrena te tulete siia saali ja hakkate rääkima, no rääkige, kas te olete saanud Vene eriteenistustelt raha ja miks te Kremli jutupunkte esitate, eks. Ja Kremli jutupunkt on siis see, et tagame, et avaliku sektori hoonetel lehviks alaliselt ainult Eesti lipp. Kujutate ette. Kas teil häbi ei ole? Ma tean, see on retooriline küsimus, aitäh. Eerik-Niiles Kross, palun. Aitäh. Te olete siin nüüd korduvalt öelnud täna, et seadusega peab olema tagatud, et üksnes Eesti lipp ripub avalikel hoonetel alaliselt. Ja Eesti riigi lipul peab olema eristaatus seadusega tagatud. Ma olen mõlema väitega nõus, lihtsalt juhin tähelepanu, et seadusega on juba tagatud Eesti riigi lipu eristaatus, aga muid lipuseadusi meil ei ole. Ja Eesti riigi lipp on ainus riigi lipp, mis alaliselt peab lehvima Eesti avalikel hoonetel. Et küsimus on nüüd, et kas, ja olen ka nõus, et me räägime liiga palju Ukraina lipust, et see on niikuinii ajutine, see sõda lõpeb ja see lipu lehvitamine on tegelikult ju vabatahtlik, eks ole, keegi ei ole seadusega keskinud neid lippe lehvitada. Mulle teeb rohkem muret NATO ja Euroopa Liidu lipp, sest see loodetavasti ei ole ajutine nähtus, et me nendes organisatsioonides oleme, et see eelnõu näeks ette ka nende lippude kõrvaldamise. NATO lipp ei ripugi igal pool, aga Euroopa Liidu lipp küll enamasti, eks ole. Et kas teile ei tundu, et see on võib-olla üle pingutatud? See soov. Ja, suur tänu. Ja ma ühtlasi tänan teid, et te pöördusite tagasi sellisele ratsionaalsema arutelu radadele, erinevalt teie kolleegidest seal taga otsas. Ma olen nõus möönma seda, et tegelikult see aspekt, millele te osutate, on selle eelnõu selline kõige vaieldavam aspekt. Sellepärast, et need on lipud, mis sümboliseerivad meie kuuluvust nendesse organisatsioonidesse. Ütleme nii, et see on see koht, kus mina isiklikult, ma ei oska kõigi teiste eest rääkida, aga oleksin kõige esimesena nõus ütlema, et hea küll, las see jääb. Sellepärast, et fakt on see, et me oleme nende organisatsioonide liikmed, fakt on see, et need on ka olulised organisatsioonideks. Ja kui me soovime seda sellisel viisil sümboliseerida, siis mis seal siis ikka? Et pigem see ettepanek, et kõrvaldada ka rahvusvaheliste organisatsioonide lipud alaliselt lehvimast Eesti lipu kõrvalt, lähtub just soovist tagada Eesti lipule selgelt eristuv eristaatus. Ja ma ei tea, kas te olite eelnevalt saalis või mitte, kui ma seda ka selgitasin, et identiteedi komponentidena, ja lipp on ju, eks ole, viitab mingisugusele identiteedi olulisele osisele. Ta on sümbol, mis ütleb, et näete, see on oluline osa meie identiteedist, sellest, kes me oleme riigi ja rahvana, eks. Et on Eesti lipp ikkagi midagi kvalitatiivselt palju enamat kui rahvusvaheliste organisatsioonide lipud. Et jällegi, kui Euroopa Liitu ja NATO-t enam ei eksisteeri ühel hetkel, siis ma arvan, et me ei ole oma identiteedist eestlastena kaotanud kaugeltki nii palju, kui siis, kui ühel hetkel enam ei peaks eksisteerima Eesti Vabariiki, hoidku jumal selle eest. Ja see on selle ettepaneku taustaks. Nii et ma loodan, et see vastas teie küsimusele. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, eesistuja, veel kord ja ettekandja. Ma saan aru, et Eesti 200 on nii meeleheitel, et nad ei suuda enam selgelt mõelda, jäävadki siin täielikult teadlikult, täielikult jampsi suust välja. Et tõesti küsimus, et palju siis teie ettekandjana, palju teie Venemaalt raha saate selle eest, et olete toonud Eesti parlamenti eelnõu, mis toob fookusesse Eesti lipu, rahvuslipu tähtsuse selle positsiooni ja uhkuse üle kinnitamise. Et ma et see on nii absurdseks juba läinud, et minul on küll raske mõista nende inimeste, aru saada, mis nende inimeste peas toimub. Ma muidugi saan aru, eks ole, et nad on tõesti meeleheitel, nende toetus rahva hulgas on nii madal, et nad lihtsalt ei tea enam kust või millest kinni hakata.
Aga ma tuleks selle ajutisuse punkti juurde tagasi, mida sa ka möönsid, et see on võib-olla nagu selline kõige nõrgem või noh, et mis siis nagu võib olla, et kas Euroopa Liit ja NATO, et me võime läbi rääkida. Ja tõepoolest, mul on väga kahju, et komisjon on teinud ettepaneku see eelnõu tagasi lükata sellepärast, et see tegelikult, kui ta nüüd läheb edasi, siis saakski teha ka siis siin lugupeetud kolleegid muudatusettepanekuid, eks ole, nii selle ajutisuse selle perioodi osas, kui ka siis Euroopa Liidu ja NATO lippude tähtsuse osas, et mis sa sellest arvad? Jaa, suur tänu. No esiteks ma olen nõus, et see ongi ilmselt selline meeleheite ilming, et nad teavad, et järgmisse parlamendi koosseisu Eesti 200 enam ei kuulu ja siis hakkavad toimuma sellised meeleheitlikud rapsimised, nagu me siin tänagi näeme. Ja sellepärast ma väga ka ei muretse nende rapsimiste pärast, et see räägib rohkem nende kui meie kohta. Et las nad rapsivad, las inimesed vaatavad ja ega inimesed ei ole nii lollid, et nad aru ei saa, kelle kohta see kõik siin nagu rohkem räägib. Aga nüüd, mis puudutab küsimusse, siis ma olen 100% nõus ja tuletame meelde, milleks on mõeldud esimene lugemine. Mul ei ole sõnastus täpselt välja kirjutatud, aga esimene lugemine on ju mõeldud selleks, et hinnata eelnõu kontseptuaalset selles mõttes põhjendatusteks. Et kas kui asi on kontseptuaalselt, põhimõtteliselt põhjendamatu ja vale ja vastuvõetamatu, siis tuleks esimesel lugemisel tagasi lükata. Kui probleem on selles, et eelnõu on põhimõtteliselt õigesuunaline, aga mingid aspekte tuleks kohendada, kas väiksemaid või suuremaid, nagu kolleeg Eerik-Niiles Kross ütles, siis seda tulekski teha teisel lugemisel, eks ole. Sõnastades muudatusettepanekud, võiksime rahulikult arutada neid muudatusettepanekud. Ma arvan, et ma võin ka öelda meie fraktsiooni nimel, et ega me oleme ka nõus siin järeleandmisi tegema. Näiteks aspektis, mida kolleeg Eerik-Niiles Kross mainis. Võib-olla tähtaegade osas, paneme mingi kaugemale ulatuva tähtaja, näiteks ei jõustu 1. märtsil 2026, või näiteks, ma ei tea, lükkame aasta aega edasi, aga mingi piir peab olema, eks. Kuskil peab see piir vastu tulema. Nii et see on väga hea tähelepanek ja ma oleksin võinud seda tegelikult ka omal algatusel öelda, et ärge lükkage esimesel lugemisel tagasi, sest te saate ju aru ja nõustuda, et kontseptuaalselt ei ole see vale asi. Et üritaks siis üheskoos töötada välja parima võimaliku lahenduse, leiame kompromissi, vaatame, mis rahuldab kõiki osapooli ja vähemalt siis saame mingilgi määral liigutud sinna poole, mis võiks olla meie ühine eesmärk, et Eesti lipule on tagatud selgelt eristuv eristaatus. Mitte ainult sõnades, mitte ainult deklaratsioonides, vaid ka reaalselt. Läheme parlamendi ette, vaatame parlamendi fassaadi või Stenbocki maja fassaadi või ükskõik millise teise avaliku sektori hoone fassaadi ja ilma seadust lugemata saame öelda, jah, siin pole kahtlustki, et Eesti lipp on kõige auväärsemal kohal, eks ole. Aitäh. Eerik-Niiles Kross, palun. See identiteediteemaline arutelu on väga huvitav, meil kahjuks ei jätku selleks aega pikemalt, et seda võib eraldi teha, aga kas meil on 2 organisatsiooni, mis mul praegu pähe tulevad, kelle jaoks sinimustvalged värvid ja rahvusvärvid on väga olulised. Esiteks Eesti Õpilaste Selts, kelle lipp see algselt üldse on ja kes on seda 70 aastat varjanud selle lipu 142-aastasest ajaloost. Nende käest muide küsiti 1917 Eesti rahvusvähemused küsisid, kas nad tohivad kasutada seda lippu. Et kas te olete kaasanud ka neid organisatsioone, et mida arvab EÜS ja mida arvab Eesti Lipu Selts sellest eelnõust? Et kas nad näevad, et on vaja sellist tugevdust? Suur tänu küsimuse eest. Lühike vastus on, et ei ole. Et meie ikkagi lähtusime sellest eeldusest, et tagada seda printsiipi, mis lipuseadusesse meie parima arusaamise kohaselt juba on tegelikult sisse kirjutatud seadusandja tahtena, aga millest on kaugenetud siis viimaste aastate praktika kohaselt. Aga jah, ei, neid konsultatsioone peetud ei ole ja vastuseks teie osutusele diskussioonid identiteedi üle ja seonduvalt sellega, milline koht lipul ka nendes peaks olema, on ka minu ja ma arvan, et meie poolt laiemalt tervitatavad, et oleme valmis seda tegema ka selle istungi väliselt. Aitäh. Mart Helme, palun. Ja aitäh. Ma ei hakka siin päris lollustele tähelepanu pöörama, aga mind muidugi hämmastab selline religioosne fanatism, mis nendest küsimustest ja protestidest, mis on siin kõlanud, välja tuleb. No see on haige täiesti. See on keskaegne. See ei ole kaasaegne. See on keskaegne. Aga ma tahan tähelepanu juhtida sellele, et kui härra Kross on haaranud kinni siin, et kas NATO ja Euroopa Liidu lippudega ka on mingi probleem, siis ma juhin tähelepanu, et lugupeetud eelnõu tutvustaja ütles, kui ühel päeval peaks olema olukord, kus neid organisatsioone ei ole. Ja 2 korda, kui. Ja kui ma loen täna Wall Street Journalit, mis ütleb, et NATO on
kadumise äärel, kui ameeriklased lähevad tõepoolest ja okupeerivad Gröönimaa, siis see ei ole hüpoteetiline ainult. Ja sellest seisukohast ma arvan, vastupidi sellele, et kahtluse alla seatakse, kas neid lippusid võib kasutada, tuleb vastupidi rõhutada, et me peamegi olema valmis ainult selleks, et meil on rahvuslipp. Ja suur tänu. No mina olen teiega loomulikult nõus. Ja ma arvan, et praegune aeg näitab ka väga selgelt seda, et need, kes ründasid teid aastaid tagasi, kui te ütlesite, et Eestil nagu igal teisel tervemõistuslikul riigil, mis hoolib oma tulevikust, peaks olema NATO kõrval ka plaan B, oli 100% õigus. Et toona võeti ikka väga palju tatti pritsida, et hurjutada ja mõnitada ja häbimärgistada ja jälle tõstatada küsimusi enam-vähem niimoodi, et kas teile keegi maksab Kremlis selle jutu ajamise eest. Ma arvan, et täna enam keegi sükst juttu ei räägi, eks ole, kõigil on saanud selgeks, et kellel oli õigus ja kellel ei olnud õigus, et tegelikult need toonased tatipritsijad võiksid tulla ja vabandust paluda tänases olukorras. Aga loomulikult see on tõsi, et kes natukene midagi maailma ajaloost teab, kes teab midagi rahvusvaheliste suhete ajaloost, teab ka seda, et rahvusvaheliste suhete konstellatsioonid muutuvad väga sageli ja väga kiiresti. Nii et lähtuda mingisugusest sellisest eeldusest, et mingid rahvusvahelised organisatsioonid, mille hõlma all me arvame end kaitstud olevat, jäävad püsima igavesti, on väga naiivne. Vaevalt, et need inimesed, kes seda juttu räägivad, isegi seda usuvad. Nii et jah, võib-olla see võiks olla ka üks sellistest äratuskelladest, et me peame tegelikult mõtlema väga tõsiselt, kuidas koonduda selle lipu alla ja seista üheskoos selle eest, et reaalselt rahva ja riigina püsima jääda. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Aitäh. Hea ettekandja, see lihtne eelnõu, mille eesmärk oli rõhutada Eesti lipu kui Eesti Vabariigi iseseisvuse, suveräänsuse ja ühtsuse sümboli eristaatust, tekitas siin saalis vasakul pool väga suurt vastukaja, lausa vaenulikkust. Aga minu küsimus ka, et kas selle sama suhtumise siin saalis võiks üle kanda ka valitsuse tegevusele, et seda vaenulikkust ka Eesti riigi suhtes, nii nagu on hetkel justkui selle Eesti lipu suhtes, saaks üle kanda, et kui me näeme, et sündivus langeb ja midagi ei tehta, et see sama suhtumine, mis on Eesti lippu, on ehk ka Eesti riiki üldiselt, et kuidas teile tundub? Aitäh. Ja suur tänu. No ma paraku pean nõustuma, et raske on eitada, et need küsimused tekivad. Et kui me siin vaatame viimaste päevade uudiseidki, siis me näeme, et Eestis on sündide arv kukkunud registreeritud ajaloo kõige madalamale tasemele. Jõhker langemine jälle 500 sündi vähem kui eelmisel aastal, vist seal alla 9100 sünni. Et meie rahvas on praeguse poliitilise kursi ja ideoloogilise kursi jätkumisel seatud kindlalt hääbumise kursile. Ja jällegi võib ju öelda, et see ei ole nüüd kuidagi selline parketikõlbulik jutt või nii edasi, aga mina küll pean vajalikuks seda küsimust tõstatada, et kui me ka räägime riigikaitsest, siis lihtsalt puht loogiliselt arutledes peaks küsima seda, et keda või mida me siin üldse kaitseme, kui meie rahvas välja sureb. Et kui me loeme põhiseaduse preambulat, siis sinna on kirjutatud, et Eesti riigi esmane ülesanne on tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade. Ja kui sa seal kõrval näed seda, et valitsusel mitte ainult, kui sa näed seda, et mitte ainult puudub igasugune perekonna ja rahvastikupoliitika, mis oleks suunatud sellele, et luua eeldusi sellele, et saaks hakata sündima rohkem lapsi, vaid viiakse otseselt ellu poliitikat, mis süvendab probleemi, no siis paratamatult ei saa hoiduda selle küsimuse tõstatamisest, et mis eesmärgist selline tegevus üleüldse lähtub. Aga see on eraldi teema, millest ma siin ei taha pikemalt rääkima hakata. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Aitäh. See EKRE poolt esitatud Eesti lipu seaduse on väga hea kahel põhjusel. Kõigepealt tahetakse tõsta ausse jälle Eesti lipp kui võimusümbol. Lipu eest on lahingusse mindud surdud, mitte Eesti, vaid Rooma leegionis võrdus leegioni kotka kaotamine võimusümboliga surmanuhtlusega. Ütleme, saatkondades mindi lippu ära tooma kuulide all, see näitab võimu. Ja selles mõttes on õigustatud inimeste küsimus, kas me elame Eestis või Ukrainas. Selles mõttes on see eelnõu väga hea. Aga teine moment, mis on väga oluline, on see, et täna paljastusid inimeste tegelikud olemused, nad võtsid maha maskid
ja nad on valmis võitlema selle eest, et siin riigis lehvib ükskõik milline lipp, peaasi, et aga mitte sinimustvalge. Ja see on ka põhjus, mikspärast meile tehakse need maksu tõstmisi ja muid sigadusi Eesti rahva arvel. Eesmärk on likvideerida Eesti riik. Kas te olete minu mõttekäiguga nõus? Aitäh. Kas ma olen nõus selle mõttekäiguga, et eesmärgiks on likvideerida Eesti riik? No see oli selline väga jõuline avaldus, aga eks seda saaks pikemalt käsitleda. Ma ei tea, kas ma väga pikemalt hakkan siin praegu rääkima, et esiteks on juba pikalt räägitud ka ja see natuke läheb selle eelnõu temaatikast ka välja. Aga ütleme niimoodi, et need, kes töötavad näiteks Euroopa Liidu föderaliseerumise nimel, need ju töötavad selle nimel, et likvideerida Eesti riik. Et kui Euroopa Liidus tahetakse teha sellist föderaalset moodustist, näiteks kaotada ära ka ükshäälsuse nõue välispoliitikas, nagu siin viimasel ajal on räägitud, eks ole, siis ja selle kaudu loovutada veel väga palju rohkem meie riiklikku iseseisvust, siis ei ole ju tegelikult ka kohatu öelda, et tegutsetakse viisil, kas intentsionaalselt või mitte, mille tagajärjeks on Eesti iseseisvuse loovutamine ja selle kaudu tegelikult Eesti riikluse lõpetamine, isegi kui Pika Hermanni tornis lehvib endiselt sinimustvalge lipp, eks. Aga ma omalt poolt ütlen lõpetuseks siiski veel seda, et teate, kolleegid, me oleme siin täna rääkinud erinevatest asjadest ja vahepeal on arutelu läinud nagu kaunis kentsakaks. Aga üks asi, mida me võiksime meelde tuletada ja meeles pidada, on see, et sinimustvalge lipp on see, mille all sõditi ka vabadussõjas. Selle eest varati verd, et me saaksime selle lipu all koonduda riigiks ja tunda uhkust selle lipu üle. Ja ma arvan, et seda vaimu me võiksime nüüd uuesti hakata taas kehastama, näidates, et teate, me hindame ka seda ohvrit, mida on tehtud. Mitte ainult vabadusse ajal, vaid ka nõukogude ajal, kus inimesed hoidsid seda ideed alles, hoidsid seda südames, kus said ka karistada selle lipu alles hoidmise eest, eks ole. Ja nüüd näidata, et nende inimeste ohverdus selles mõttes väärib ka erilist austust. Ja ärme räägi siin sellest, et me tahame, me ei hinda Ukrainat piisavalt või ma ei tea midagi muud sellist. Räägime lihtsalt asjadest nii, nagu need on. Tõstame uuesti Eesti lipu au kohale, lõpetame selle esimese lugemise täna ära, arutleme siis, kas me leiame mingi ühisosa. Teil on ju lõpphääletusel nii ehk naa võimalik see eelnõu saata prügikasti, kui ei õnnestu leida mingit lahendust, mis oleks laiemalt toetusväärne. Aga jah, et see idee võiks taas esile tulla, et see sinimustvalge võiks uuesti olla au kohal sümbolina, mis meid tõesti rahva ja riigina ühendab. Ega neid sümboleid ülemäära palju enam ju alles jäänud ei ole. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole.